salvestama. tere, Merje! No tervist! Kuule, teate, nüüd on selline lugu, et me oleme Merjega siin nii lahedalt juba jutustanud mingi 10 minutit vähemalt. Me rääkisime juba Tutulinnast ja siis me rääkisime kõigest muust ja siis me rääkisime ähm, sellest ka, kuidas, millest Patsidest! patsidest ja vot sellest läks üldse lahti. No vot, räägi siis meile kõigile siin patsidest. Mõtlesingi, et see, et kuidas esiteks, Merje, aitäh sulle, et sa mulle kohe peaaegu et vastasid, sest ma tead, ausalt öeldes olen sind tähele pannud seal erinevates podcastides, kus sina siis oled Ants Rootslast küsitlenud ja tal seal nagu vestluskaaslaseks olnud ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, ma olen peaaegu kõik saated Ants Rootslasega ära kuulanud ja sina oled seal kogu aeg oma rastapatsidega, siis mõtlen oot-oot-oot, aga miks ma ei võiks sulle kirjutada? Ja siis saad aru, siis ma mõtlesin, et okei, noh, ma kirjutasin ära ja sa kohe veel peaaegu et vastasid, siis ma mõtlen, oh, väga hea ju, kuule, see läheb väga hästi praegu. no vot, nii et aitäh, aitäh, et sa siin oled ja äkki tahad kõigile rääkida oma Rastapatsi loo? Ja igal juhul väga suur tänu ja võib-olla ma räägin siis seda teistele ka, et tõesti tegelikult olen ma ju su kanali jälgija ja see numbrite maailm on minu jaoks väga-väga-väga huvitav ja sa oled selle teinud kuidagi teistsuguseks. Ma olen ju neid numbreid ka ennem nagu jälginud ja vaadanud, aga sa oled selle kuidagi nagu nii lihtsaks teinud inimese jaoks ja et neid asju arvutada. Ja kuna ma nagu siit tõesti jälgin väga palju, siis kui sa kirjutasid, ma olin jumala kindel, et see on mingi spämm, et ilmselt lihtsalt mingisugune, ma ei tea, kosmos juba näeb, et ma suhtlen või loen või kuulan sind nii palju, et nüüd hakkab viskama mingisugust spämmi mulle sisse Ja. juba. Näed, tuli välja, et ei olnudki spämm, sest oligi tere Merje ja nagu ja äge, väga äge, mul on väga suur rõõm siin sinuga olla. Ja, ehk siis see oli peaaegu et vastastikune, selles suhtes mina olin eufoorias, et sa vastasid nii kähku ja sina mõtled, et oh, et ma olen ju vaadanud sind nagu kanalil ja nüüd sa kirjutad mulle, et mis asi see nagu on, et selles suhtes, et mõlemad on väga õnnelikud selle diili üle. mis selle rastapatsiga, selles suhtes mina tean ainult, ma natuke isegi üllatusin positiivselt, vaata, issand, kui ilusad juuksed sul on. mitte, et rastapatsid oleksid inetud, nad on nagu omapärased, see on mingi stiil. et sa kuidagi ütlesid nii kihvtilt, et nüüd see aeg sai läbi, et mis see oli. tead, ma arvan, et see üleüldse see patsiaeg ja siis, kui ma hakkasin tegema oma podcast'i Kuninganna ärkamine, et see kuidagi langes väga ühte aega. Ja ma arvan, et need patsid ja ka see podcast'i tegemine ühel ajal, et kuidagi oli enda otsimise ja leidmise aeg, et võib-olla siis jõudis mulle ka kohale see Kuninganna ärkamine, tegelikult see võib-olla isegi mitte võib-olla, see oli kindlasti lugu minu endast, kuidas ma ise hakkasin ärkama ja kui kuningannad me tegelikult kõik oleme ja kuidas me ei tunnista seda endale, aga me võiksime seda palju rohkem hinnata. et tegelikult me oleme ju väärt, ma ei tea, kust kohast see tuleb, et me ikkagi pigem kuidagi vähendame ennast, Mm. aga vot, kui sul käib nagu mingi kõlks läbi, ega see ei tähenda, et sa kuidagi ära tõused või ego tõuseb ära. See on nagu selline sisemine ärkamine ja enda mõistmine. Et ma tihtipeale mõtlen, et muidugi need ärkamised ja tõusmised enda sees võiks toimuda kuidagi natuke varem. Et miks need peavad toimuma siis, kui sa võib-olla oled oma eluga kuskile või vanuse mõttes juba seal kuskil, ma isegi ei tea, kus pool, aga ma imetlen näiteks praegu väga-väga noori, kes on kuidagi nii targad. Mul on endal 3 poega ja siis ma vaatan nende ellusuhtumist ja mõttemaailma, siis ma mõtlen, joh, ei tea, kui äge. Mm. Kui äge. Ja tõesti, kui sa siis rääkisid siin Antsust, on ju, et noh, et mul ongi, tegelikult mu ümber on väga palju noori inimesi. Kuna ma olen ise tantsuõpetaja, terve elu, nii palju, kui ma ennast mäletan, tantsinud ja ka siiamaani veel tegelen tantsuga, siis tänu sellele on neid noori inimesi nii palju ümber ja ilmselt seda head energiat nagu nii palju, et ühesõnaga tegelikult ma ei tea, nüüd mul läks mõttelõng ära, ole selle vahet. võib ka ära. rastapatsi,
ma ei lõika Rast-, midagi välja, ma ei lõika midagi välja, esiteks ma ei oska seda eriti teha ja siis ma ei viitsi selleks aega raisata, sest kõik on nii lahe. ja, aga rastapatsid jah, et see oligi nagu selline üks ajajärk, algas justkui nende patsidega. järsku sa vajad või tunned, et sa vajad ka mingit välist muutust. Mm. Vähe sellest, et sa hakkad kuidagi seespidiselt muutuma, aga see, et sa vajad ka seda välist muutust ja need rastapatsid andsid nagu nii totaalse välise muutuse. ja ma olin nende patsidega 6 aastat -hmm. ja, ja minu meelest see, kui ma ikkagi kõikidele rääkisin, et ma pesin oma juukseid 4 korda aastas, iga 3 kuu tagant ühe korra, siis no tegelikult mõistus ei võta vastu seda. tegid nagu sellist nagu mis asja, aga päriselt ka tänu sellele perioodile, sellele 6 aastale mul juuksur imestab mu juuste üle, kui mul olid tegelikult hästi õhukesed, juuksekarv oli hästi kleenukis, ta ütleb, et ta nüüd on tugev, paks, mis on nagu ehe näide sellest, et tegelikult kuidas me ise rikume oma juukseid siis nende kuumutamistega, föönitamistega, sirgendamistega ja, aga kui ikkagi sa oled nagu näe looduse laps, et kui sa neid ei pese ja ei tee ja kuidagi ei töötle neid, et siis sa tegelikult su juuksed saavad väga tugevaks ja ega ma olen ise ka üllatunud, et Mm. ma ei saa ütelda, et ma ise üllatunud ei ole, sest tõesti, tõesti. sul on väga ilusad juuksed endale, et ma olen, no sul on kuidagi, sa töötled neid kuidagi heledamaks või sul on loomulik värv, töötled mm.? ei, ikkagi tegelikult nagu värvin, Mm aga -hmm. kui mul olid patsid peas, siis ma ju ka ei värvinud. Mm -hmm. nii et noh, siis nad ju kasvasidki lihtsalt nii, nagu nad kasvasid, et Arusaadav ja, et see on nii naljakas, jah. ma patsid pähe panin, mul oli tukk siiani ja Mm. nüüd, kui ma siis ära lõpetasin, siis on tukk siinkohas. nii et alati vaata öeldakse, et see juukse väljakasvatamine on nagu kõige tüütum aeg üldse, siis Mm. sellest ajast mina ei tea mitte midagi. et iga kord oli endal nagu ülipõnev, kui sa peale 3. kuud jälle nad korraks lahti võtsid, Ja. siis ma panin jälle kinni tagasi. Näed, kuidas jutt läks lihtsalt paugust juuste peale ja nii ta on. Naiste värk, mis me teeme ikka. Ja siin vahepeal märkamatult juba siis enne kui ma salvestama panin, siis ma vaatasin su numbreid ja tead, kui huvitav. Ma saan nüüd kõigest väga hästi aru, aga ma kohe viiskan, sa teadsid, ma viiskan sind ka kurssi kergelt. nii, kui me tegime seda numeroloogiaga, siis su edukuse kood on 28787. sa ei pea sellest midagi teadma. Ja kui sa ikkagi tead, kui sa oled mu kanalil olnud, siis sa juba midagi tead. Meil läheb lõpuosa läheb täiesti nagu samasse ja siis see, kuidas sa ütlesid, et sa tulid, vaata, rastapatsid said läbi, siis mingist asjast sa justkui nagu tulid läbi, mingi saaga sai läbi ja tead, sealt tuleb väga hästi, kusjuures peaaegu et 2 metsahallutuskäigu videot tagasi, minge kuulake teie ka ja kes te olete kuulnud, pange plussikene kommentaari. Ma rääkisin sellest, et kui te liidate edukuse koodi 2 numbrit kokku ja teil tuleb 15 või 12, see on sõltuvustega, väga tugevalt sõltuvustega seotud numbrid. Sinul ja minul on samasugused, ehk siis see on 15, see on justkui maski kandmine, midagi endale nagu valetamine ja siis tekibki just seesama, see kuninganna ärkamine justkui mingis hetkes, et kuninganna ärkamine, sul oli ka kanali nimi, ma praegu vaatan. Ja see on otseses mõttes teie ka, kes te nüüd praegu kuulate ja te saate selle edukuse koodi kokkuliitmiseks 15. Kirjutage siia kommentaari, kuidas teil on toimunud mingisugused nagu etapid elus, et lihtsalt see, et sa mõtled, et okei, vsjo, ma ei viitsi enam. kõik, aitab. Ja siis see tuleb seal. Esiteks, kui vaadata niimoodi, sa rääkisid natukene noortest, eks ju. Noortel võib see tulla varem, eriti need, kes on sündinud 2000. aastal ja nii edasi. Aga siis meie nõukogude naised, siis me oleme tugevad, me ei jäta jonni, meil on plaane alati täita. Siis me nagu võtame viimse vereni kõik asjad ja siis sa saad aru, ramm sai otsa. Ei jaksa. Ja siis see toimub mingi 35 vanuses, siis see toimub 45 vanuses ja mina arvan, et sinul toimus see sinna, mis sa ütlesid, paar aastat tagasi või aasta tagasi on ju. Noh, siis vanus oli, mis ta oli, aga saad aru, sa jõudsid, me 45-aastaselt jõuame lähedale väga siis oma selle hingemissioonini, mis siis nagu numeroloogiliselt saab vaadata, mis see on. Ja sina oled naine, kes kohe kindlasti on ilma maskita naine, pead vähemalt olema, nii nagu mina, sest meil on see 15 seal. Ja see viitab sellele, et lihtsalt otse ja omadega ja ilma igasuguste jamadeta räägimegi nii, nagu me räägime. Kellele meeldib, see tuleb kaasa, kellele ei meeldi, siis tšau, kakao. Vot. No mis sa teed, mis sa hädaga teed, lihtsalt nii on ja sa oled kindlasti seda kogenud oma elus, on ju?
muidugi, muidugi. ja mikrofon on sinu pool nüüd ja kusjuures sul on maskuliinsed numbrid, 8 ja 7 topelt. et raha sa armastad, raha armastab sind ja arvatavasti oled sa seda ka tajunud, mida rohkem seda taga ajad, seda vähem sul seda on. et siis ma ei tea, kas lugesin su rahakoti praegu või? no ühesõnaga, sinul peab olema niimoodi, et vaimsus ja materiaalne tasakaalus, et mida rohkem vaimselt sa nagu süvened, seda rohkem sul ka raha tuleb, nii et ma arvan, sa oled seda ka kogenud oma elus. jah. okei okay,, tahad, ma räägin ühe ägeda loo, räägi. et tegelikult ma olen elus seonduvalt selliste finantsidega kogenud ülivägevat asja. aga nüüd ma pean seda ka iseendale meelde tuletama, mida ma kogenud olen. ehk ma alustasin sisuliselt oma elu ütleme siis 50-selt, justkui nagu otsast peale. et kus sa saad aru, et sul on nagu potentsiaali rohkemaks, kui sa siiamaani nagu teinud oled. ja ma olen teinud eralasteaedasid. aga ennem kui ma selleni jõudsin, no ühesõnaga, mul oli väike tantsukool, aga saad aru, ma ei saa siiamaani aru, kust ma võtsin sellise julguse lihtsalt minna. noh, siin nüüd me jõuame ilmselt sinna patside juurde, sa paned need patsid pähe ja siis sa lihtsalt hakkad tegema nagu hulluseid ja selles mõttes nagu suuri asju. nii et ikkagi minu käest ka küsiti, et nagu saad aru ka, mida sa teed või, et ma hakkasin järsku ostma maju kokku. inimesel puudus raha selleks ja kuidas ja kui sa nagu ei karda, kuidas kõik asjad jooksevad ja lähevad, nii et mul see minemine oli nii kiire, et mul tekkis nagu endal juba hirm, et oot, et ma ei saanud järsku nagu aru, mis plaan sellel elul on. ja see väide, et kui öeldakse, et ma ei saa mitte midagi teha, et mul ei ole raha, mul ei ole, ma ei saa alustada sellega, ma ei saa alustada teisega, siis ma olen pesuehtne näide sellest, et sul ei peagi raha olema. et kuidagi ma ostsin nagu mingi paari aasta jooksul 4 lasteaiamaja Viimsis, Peetris ja Rakveres ja saad aru, need olid ja need pakkumised olidki nagu ka need majamüüjad siis tulid nagu, et aga maksa siis nii kaua niimoodi või tee siis niimoodi ja kuna lasteaiakohtade puudus oli nii suur, siis need majad läksid ka nagu täiega tööle. Aga lihtsalt see julgus minna, et ma praegu, noh, nüüd me oleme seal kohas, et nüüd pole enam lapsi, on ju, nüüd ma panen neid maju kinni. ja nüüd ma kogu aeg proovin meenutada seda tunnet, et mis tundega ma sellesse möllu nagu läksin, sest ma ei osanud karta mitte midagi, sest sa sattusid uude eluetappi ja sul oli selline tunne, et mul ei ole enam väga palju aega, et ma tunnen, et mu sees on nii palju, mida teha ja tegelikult siiani ei saa aru, kust ma selle julguse võtsin. aga järelikult, kui sa lased need hirmud kõik endast lahti, siis sa lähed ja müdistad. praegu ma tunnen, et nüüd, kui ma panen neid lasteaedasid kinni, sest lapsi enam ei ole, et mind võtab natuke nagu hirm üle, et mis nüüd edasi saab. Ma proovingi meenutada seda nagu poogen olemist. Vot minu meelest on see minu elus võib-olla üks kõige suurem selline näide, mida nagu tuua, et kunagi me ei saa tuua põhjuseks, et ma ei saa millegagi alustada, et mul ei ole vahendeid selleks. Hakka lihtsalt minema kuskilt otsast ja lihtsalt mine ja tee, noh. Et see on nagu uskumatu, kui milline koostöö toimus majamüüjatega, milline koostöö pankadega, sest see nagu kõik oli, mu aju ei olnud isegi selleks nagu kõigeks valmiski. Aga see möll oli lihtsalt nii suur ja kõik nagu toimis. See on nii huvitav, ma praegu nii kiire lahendusega ei saa välja arutada sinu hingemissiooni, aga see, mida mina olen nüüd ise saanud aru enda pealt ja siis ka klientide pealt, kui me jõuame sinna oma hingemissiooni energiasse, ehk siis see, noh, minu numeroloogias, mis ma olen õppinud, siis see tuleb 3 numbriga välja, pärast natukene võin seda vaadata või siis niimoodi mööda minnes vaadata, siis saad aru, sa jõuadki täpselt niimoodi, et
ma peangi seda tegema, siis on nagu lillelaps, siis sa oled nagu, saad aru, laps, kes hüppab poriloigust poriloiku, sul on täiega poogen, kes märjaks saab, onju, ja siis sinul oli just seesama asi. ja siis jah. arvatavasti on siis ka see on arvutatav näiteks numeroloogiliselt, mis aasta energias sa olid. kui sa olid näiteks esimeses, siis täiega, kui sul veel hingemissioon on avanenud ja siis on esimene vaata või siis mingisugune noh, seda saab välja arvutada, siis saad aru, sind nagu keegi lükkab, sul on täiega savi nagu ja sinu jutust praegu tuleb see välja, et nagu vau, lähme teeme ja ma arvan, et igaüks teist, kes te praegu kuulate, ka olete selle perioodi nagu läbi elanud ja siis tekibki see, et tuleb see täiskasvanud, sina tuleb sinna vahele ja hakkad mõtlema, et au, 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 au. Mhm. Kusjuures ma isegi, kui ma olen kuulanud seda ja nüüd vaata, nüüd on siis see aasta, mis on jälle nagu justkui see number 1 aasta, on ju. Mhm. siis ma tegelikult vaatasin, et mul täpselt jooksis niimoodi, et see olukord, millest ma siin praegu rääkisin, see oli ka 1 ja kui see oligi nüüd nagu eelmine aasta oli see 9 ja kui kõik need asjad hakkasid kokku kukkuma, siis sa nagu saadki aru, et sellel ongi nagu nii suur loogika, et noh, kui ma siin praegu räägin ja sa kuulad mind, siis sa saad ju aru, kus see numbrite huvi mul Ja, ja. tuleb, et see tegelikult see kõik nagu toimibki päriselt. Toimib, toimib. Ja jah, see, ja see ei ole mingi ennustamine, sellised numbrid on fakt, raamatupidaja ütleb ka, kuule, 2 + 8, et sul on siin praegu 15, aga see ei ole nii. Praegu jah. panin mööda. Ja nüüd me oleme siin number 1 aastas, ma saan aru, et ikkagi see aasta esimene pool oli veel natukene seda 9 mõjutusi ja samas ma juba tunnen, et tegelikult mul hakkab nüüd ju selline elevust tulema, et kõik vanad asjad hakkavad nüüd kuidagi nagu ühele poole saama, et ma nagu olen ikkagi selle uue tegemise ootuses, et mis siis saab, et õnneks ma olen see ettevõtja, kes ei jää kuskile nurka nugrutsema ja et nüüd on nagu läbi ja ma saan aru, et ma juhina ei ole ju teinud halba tööd, seda on see ühiskond lihtsalt tekitanud, kuhu olukorda ma sattunud olen. aga selle koha pealt ma olen ikkagi enda üle uhke, et ma pole mingi nurgas nugrutseja, et siis tuleb minna uute asjadega edasi ja hakata uusi asju tegema. nii et selles mõttes on mul niisugune jälle selline elevuse aasta, et ma veel ei tea päris täpselt kõike ja ka eks ma siis seisan seal ristteel ja vaatan, kuhu see elu mind viib. Kusjuures sinu isiklik aasta praegu ka, seda tehakse niimoodi, liidetakse kokku siis sinu sünnipäev ja see kuu ehk siis 11 + 8 on ju, see on 19 ja pluss liidame veel kokku see 2026. 2026 ise on energia 1, see annab kõigile nagu see on ilm õues, see kõigile annab praegu võimalused arendada kuhugi poole, aga sinu omad ka nüüd, kui kokku liita, siis kuni selle aasta augustini on sul energia 1. nii et täiega kõigile ütle jaa, kõik võta vastu, vaata, mis sealt tuleb, nii nagu sa ütlesidki, et lihtsalt ole uudishimulik. mina alustasin, eelmine aasta oli siis minul ka energia number 1, ma tulin selle numeroloogiaga, tulin siis avalikult välja. et kui sa tunned ka, et su sees on midagi, mis nagu karjub, su lähedased enam ei suuda seda nagu kuulata, et siis lihtsalt davai, Youtube'i põrutama või ma ei tea, kuhu kanalisse kuninganna ärkamist äratama sinna uuesti ülesse ja sest siis augustist hakkab see number 2, kus hakkab hästi palju pakkumisi tulema, uued tutvused, uued värgid, universum kogu aeg toetab, lükkab sind kuhugi, mõtled, oo, ära nii kiiresti nagu, aga siis lähed kogu aeg. et aga vot seesama kuninganna ärkamine, mis asi see on? ma olen kusjuures seal käinud luusimas, ma olen vist, ma arvan, kõik videod ära vaadanud, mis sul seal oli ja eriti müstiline, siis ma pean selle sulle ära rääkima. Siis Antsuga oli teil seal üks video selline, et kus sa ütlesid, et mingi vana lossi, mingi kindlus, ma ei tea, mis asja sa võtsid. ja ma otsustasin, vihmane ilm oli ja ma otsustasin, et ma lähen ühte sellist tead, on nagu mingi sahver või sellised asjad alati meil kodudes on ju kuskil olemas, kui visatakse asju ära ja läksin seda koristama. aga pirn läks läbi, natuke hämar oli ja sina räägid, saad aru. siis ma mõtlen, mis asja, mingi asi kolises alla, mul junn püksis, saad aru, kähku tulin sealt minema, mõtlesin, et ei, ma lähen suurde tuppa, panen mitte teleka käima, selle lambid peale vaatama, mõtlen, ma istun ja kuulan, siis mul hakkas nii hirmus, saad aru. aga see, kui ma ei eksi, sealsamas videos oli veel see ka, et te kuulsite mingit häält või teil juhtus midagi. nii, davai, räägi sina, ma läksin nii action'isse praegu. no tegelikult see video lõpp oli see, et tegelikult ma ju väga kartsin vanu selliseid maju ja selliseid losse, kuna seal on olnud siis kurtide kool väga-väga kaua aastaid ja siis sa tegelikult tunnetad, et see energia on seal selline raske ja siis, kui me sinna Antsuga läksime, siis kusjuures Ants ütles, et tead, me läheme sinna lossi ja siis ma ütlesin, et Ants, ma kardan neid maju ja kuna ta veel kuidagi tahtis filmida õhtul,
kus, et nagu ikkagi oleks nagu pime. ja. et siis ma ütlesin nagu päriselt, muidu praegu ka kannan nahk peale, mõtlesin, et ma ei soovi sinna minna. ja siis, aga selles mõttes on Ants nagu lahe, aga räägi, kirjelda, mida sa täpselt kardad. Ja mul ju ei olegi mitte midagi rääkida, kui sa hakkad seda nagu analüüsima, siis sul tegelikult ei ole midagi rääkida ju nagu nagu. Ja siis okei, ja siis me läksime ja siis seal olemine, ma arvan, et me olime seal umbes, ma ei tea, 7 tundi ilmselt selles kõledas lossis, kus ei ole, ma ei tea, kui mitu aastakümmet enam mitte midagi toimunud, ta on niisugune räämas ja kole. Ja tegelikult mul oli ju kogu aeg hirm ja Ants ja meie kaameramees siis tegelikult, kes on ka mu üks poeg, üks Roomet, saad aru, nad mängisid lihtsalt mulle nagu lõpuks nagu lolli, et nagu, et seda nagu hirmu ehedust nagu kätte saada. Okay. Nii et mina vestlesin siis Antsuga ja siis Roomet pani sellel ajal kuskil mingisuguse, ma ei tea, selle tolmuimeja või midagi pani käima, midagi sellist ja ma ei teadnud nagu reaalselt mitte midagi, et nad mulle sihukese vingerpussi mängisid, aga ma lihtsalt nii õudselt kartsin. Aga see on selle asja tulemus on see, et tegelikult ma elan seal Porkunis, kus see Porkuni lossi või see mõisahooned olid ja mul ei ole peale seda korda enam kordagi olnud probleemi selle lossiga. Nüüd ma olen seal teinud juba kongiõhtuid ja seal käinud, salvestasime ühte tüdrukute tantsuvideot seal ja saad aru, seda ei ole. Ehk siit minu meelest nagu järgmine õppetund, et kui sa päriselt midagi kardad, siis sa pead sellest lihtsalt läbi minema, sest sa tead, et teisel pool toru on valgus ja sul ei ole tegelikult päriselt mitte midagi karta. Ma olen seda veel korra kogenud, ma ei ole koolis õppinud inglise keelt ja siis ma viskasin ennast nagu nii haigesse olukorda, et ma läksin Inglismaale võõrasse pere, tähendab siis inglise peresse, rääkimata ühtegi sõna eesti või seda inglise keelt. See nii kohutav, see on nagu kirjeldamatult kohutav ja siis ja ma ootasin seda peret nagu, et kes mind siis vastu võtab ja vastust ei tulnud ja vastust ei tulnud ja siis ma mõtlesin, kogu aeg palusin, et palun saatke mulle nagu päriselt nagu hea pere või nagu kes nagu see oli ikka väga hirmus ja ma ju võtsin ennast kokku ja ma ju viskasin ja ma ju läksin. See kõik oligi õudne, ausõna, see oli kõik õudne. Aga peale seda 2 nädalat, kui ma siis seal olin, ma ju rääkisin seda keelt ja, aga mis kõige tähtsam, ma sain sealt sisuliselt oma lastele Inglismaa vanaema, kelle lapsed siiamaani räägivad ja me oleme käinud nüüd oma lastega justkui Inglismaa vanaema juures, sest sellel tädil, kuhu ma sattusin, ei olnud lapselapsi ja siis ta võttis minu lapsed nagu oma lastelasteks. Nii et sa kunagi ei tea, mis selle hirmu taga tegelikult on. Aga me nii palju suudame ennast nagu ära blokkida selle hirmuga. Me jätame asjad tegemata, me otsustame jätta minemata ja me kunagi ei tea, sest hirmu taga võib olla midagi üliilusat. Sa räägid nii hästi ja nii lahedad kogemused selles suhtes, ma arvan, mitte ma ei arva, ma olen suht kindel, et meil kõigil, kes teie nüüd seal ka kaamera taga olete, see salvestus läheb hiljem siia üles, ma panen selle küll täna reedel juba üles, et igalühel on oma lugu siin rääkida ja jagage palun meiega ka, et ma kindlasti Merjele ka vihjan siin kommentaarides, kui midagi on, panen screenshot'id, et Merje käib, hüppab ka, paneb väikse südamepoisi teile siia. Et või jagab midagi. Mina olen ka seda meelt, kui palju ma olen ka kartnud ja siis, kui ma lähen, no mis ma mõtlesin, vaatasin sind ka vaata seal ja mõtlesin, et kuule, ma kirjutan sulle. Tegelikult ma ütlen päriselt, mul polnud hirmu, sest nüüd ma olen siin sellises faasis, kus ma ei karda üldse mitte midagi. Ja see on chill. No sa tead isegi, vaata, kuidas sa ütlesid, et sa ostsid selle lasta ja teise ja see, ma olen hästi avatud, sest mul on selline tunne, et praegu tuleb kasutada seda flow'd ära, mis nagu toimub. Teie ka kasutage ära, sest täiega praegu kõiki lükatakse, no paremasse suunda. Kuule, aga räägi sellest, issand, kui huvitavad lood sul on. Kuninganna ärkamine, mis asi see on, miks see tuli, millal sa seda tegid ja noh, mida iganes, vaata, kust tuli see ärkamine, mis selle asja taga on, sest sa mainisid, et justkui see on nagu sinu enda lugu. Et see ongi vist, ma ütlen, et see läheb natukene sinna samma auku, kui ma hakkasin tundma seda,
minu sees on mingisugust potentsiaali rohkem, et mida ma siiamaani, et ma olen, nagu ma ütlesin, ma olen 3 poja ema ja tegelikult ma olen megakanaema. Ma olen tegelikult oma elu väga-väga-väga palju pühendanud oma poistele, et selles mõttes mu südametunnistus on absoluutselt puhas, et kuigi nad on täna juba suured inimesed, ma olen nende jaoks kogu aeg olemas ja ma olen ka väiksest peale tõesti olnud nende jaoks kogu aeg olemas ja see on olnud minu prioriteet number 1. Minu kõige suurem eluprojekt on kindlasti minu poisid. Aga siis sa tunned, et tegelikult su sees on seda potentsiaali ja see oli siis sellel ajal, kui tegelikult neid podcast'e oli väga vähe. Ja siis hakkasin seda tegema ja tegelikult on see, kuidas ma ütlen, ma ei jõudnud neid episoode väga palju teha, sest ma isegi ei tea, kuhu ta nagu jäi, aga las ta olla siis korraks nii kaua seisab, aga täna ma tunnen, et tegelikult võiks hakata edasi minema. Aga need inimesed, ma ju kutsusin ka need inimesed, keda ma tundsin, et vaata, sa ka kindlasti oled tundnud seda, et on inimesi, kellega sa tunned koheselt, et on mingi klikk. Ja on inimesi, kes on nagu selline tunne, et anna jalgadele valu. Ja siis ma hakkasingi tundma, et kutsusin enda juurde tegelikult inimesi, kellega ma tundsin seda mingisugust ühistunnet ja mis on nagu praegu ülilahe, et ma tegelikult väga paljude nende inimestega, kellega ma seal vestlesin, ma ju tegelikult suhtlen siiamaani, sest see klikk käiski ära ja see tunne oligi nagu õige. Et esiteks ma olen sealt saanud endale väga palju selliseid toredaid inimesi, kellega nagu suhelda. Ja teiseks on see, et kui sa kuulad inimesi, siis sa igalt inimeselt võib-olla saad sellise pusletüki enda jaoks, et tegelikult vot see tükike võib-olla oli minus puudu või see tõde, et igal inimesel ongi nagu oma tõde, mida ta nagu räägib. Aga see üks asi, et nagu päriselt, et ma tundsin, et kuidas need vestlused kuidagi viisid mind nagu ennast iga vestlusega nagu paremasse kohta või ma mõistsin ennast nagu paremini või need inimesed peegeldasid mulle endale nagu vastu. Võib-olla ka see on see põhjus, et ma korraks seda ei ole teinud, et mul oli nüüd vaja korraks mingis mõttes võib-olla uut ennast tundma õppida, et kuhu ma nagu jõudnud olen omadega. Et võib-olla see paus tuli sellepärast, et ma ikkagi arvan, et kõik asjad juhtuvad nagu millegi pärast, et selles mõttes kui ma ikkagi tunnen, et ma praegu ei taha, siis ma ei tee ja kui ma jälle tunnen, et ma tahan, siis ma teen, et ma selles mõttes usaldan megalt elu. Ja see oli nagu hästi lahe aeg ja ma räägin, et tegelikult niimoodi ma ju leidsin ka selle Antsu enda jaoks. Ja selle Antsuga on nagu üldse olnud üks ülilahe lugu, et täna ma ütlen, et nagu tõesti selline ikka väga äge sõber mulle, aga see algus ei olnud sugugi selline näpud püsti, muidugi tulen su podcast'i, et kui ma teda kutsusin esimest korda, siis ta pigem arvas, et ta jätab selle teema korraks vahele, et tal ei ole aega. Aga tead, oli üks selline lugu, et mul oli üks sünnipäev ja mul käis sünnipäeval laulmas Leon Liitmaa. Ja tema oli minu jaoks nagu lihtsalt nagu kõik see, mis ta tegi, see oli, mulle tundus, et ta on nagu veits nagu tema muusika ja kõik see on nagu veits kosmos. Ja ma enda sünnipäevale ja siis ta laulis ja ta oli juba haige. Ja ta laulis ja ta ütles, et ta laulab nii kaua, kui ta laulab ennast terveks. Aga see sünnipäev jäigi tal viimaseks esinemiseks. Ja see lugu, see on mul ka tegelikult minu Facebooki lehel on see lugu üleval. Ja me salvestasime sealt ühe selle loo, mul tuleb praegu ka kananahk peale. See oli nagu midagi täiesti pöörast see lugu. Ja ma panin selle ja siis Lea läks ära, lahkus. Ja siis ma panin sinna järelhüüde, sest meil ka Leaga tegelikult jäid päris mitmed üritused, siis tuli koroonaaeg, on ju, jäid ära, mis me olime planeerinud, sest sa tegelikult tunned seda hingesidet taaskord, on ju. Ja ma panin selle järelhüüde sinna, et mul oli nii kahju, et ma jõudsin teda nii vähe tunda või et oleks nagu seda aega jäi nagu meil nii napiks. Ja see video, see laul levis nagu meeletult Facebookis.
ja nii, ja siis läksin mina ühele Antsu seminarile. Ja siis, kas sa saad aru, ma astun uksest sisse selles seminariruumis, tal on mega palju inimesi, istub seal seminariruumis ja kas sa saad aru, seal mängib, laulab Lea. ja Saad ma, aru, ma lihtsalt tardusin, ma reaalselt tardusin sinna, sest ma teadsin, see on ainult minu Facebooki lehel, seda lugu pole mitte kuskil mujal. mhm, Ja saad aru, ma lihtsalt reaalselt tardusin sinna, sest ma sain aru, et mul oli, et me olime nagu Antsuga loonud mingisuguse nähtamatu sideme, ilma et me oleks veel kordagi üksteist näinud. mhm. Ja siis see seminar sai mööda ja siis tuli Ants mu juurde ja ütles, et tead, me teeme selle Inteka. Kas sa ikka said aru, et ma sinu sellelt lehelt võtsin selle muusika ja Mhm. me teeme selle Inteka ja saad aru, niimoodi sai siis minu sõprus Antsuga alguse. Nii et tegelikult mingis mõttes nagu viiski mind nagu Lea kokku. Jaa, issand, kui huvitav. Nagu mega-mega huvitav ja ma olen sinuga täiesti nõus, et sa kusjuures ütlesid, vaatasin enne, kui panin salvestama, mõtlesingi, et me enam ühtegi sõna praegu ei räägi, sellepärast et ma pean nuppu vajutama, sest on nii huvitav juba. Et kuidas sa ütlesid, et tänapäeval nüüd või viimasel ajal sa oled aru saanud, et kõik telepaatiliselt käib, et noh, see lugu nüüd, mis sa praegu rääkisid, oli aegu tagasi, aga sa ütlesid, et sa isegi enam oma lastega ei pea praktiliselt rääkima mingid asjad tulevad, see on nii nagu mina tulin sinu juurde ja sa mind vaatasid, on ju, ja noh, tegelikult olgem ausad, praegu need algoritmid ja kõik värgid, särgid jooksevad ju nii kiiresti, et ohoh. et aga seesama, et Antsu lugu, siis ega teil ei olnudki ainult üks lugu, sellest on tulnud lugude lugu. et Mhm. see on juba terve elu on selline tunne nagu ema ja poeg juba räägi sellest lugude loost, et kuidas see asi, üks asi on läinud rullima nii suureks juba, et teid on igal pool. Heas mõttes. Jah, ja tegelikult siis see oligi see esimene kord, kui Ants ütles, et me teeme selle loo, siis ta sõitis minu juurde Porkunisse, me tegime, kusjuures minu podcast'id kindlasti erinevad ja võib-olla isegi siiamaani eristuvad sellega, et ma ei ole ju stuudios, ma olen hästi palju looduses, ma olen erinevates kohtades ja noh, nad on ikkagi maakohad sisuliselt kõik, et ma olen nad sinna kutsunud kõik need külalised endale sinna maale, et ma ikkagi elan maal Mhm. ja siis me tegime selle ühe loo ja sellel oli nii suur see vaatajate arv ja niimoodi me siis tegime veel teise ja siis me tegime veel kolmanda ja siis tead, siis see hakkas minema, et siis nüüd me oleme, kuna ma olen ka ürituste korraldaja, Mhm. siis meil ongi niimoodi, et me tegime ühtepidi, tegime siis neid vestlusõhtuid, mida siis Ants tegi ja siis me olime õhtujuhid siis minu korraldatud üritustel, nii et me kuidagi nagu klapime väga hästi, et Mhm. meil on nagu, et mina tean täpselt nagu tunned ja tajud ära nagu tema teema, mis ta on, kes ta on ja siis noh, ilmselt vastastikuse, et ilmselt tema siis tabab seda minu värki ära, nii et muidugi mul oli väga hea meel, kui ta hakkas tegema omad podcast'i, et ta ütles, et nüüd hakkame tegema ja siis ma sain aru, et mina vist hakkan ka tegema, nii et muidugi see on meeletu tänulikkus, et ega ma olen ikkagi sealt tema kõrvalt väga palju ise taaskord seda tarkust kogunud, sest tead mida? Tänu nendele Antsu podcast või ütleme siis nendele, pigem siis nüüd vist nendele vestlusõhtutele, me tegime nüüd Eestimaale ju tiiru peale. me tegime 11 vestlusõhtut Eestis, ühe korra käisime isegi Soomes Mhm. ja ühesõnaga seega ma olen ju seda Antsu kuulanud nüüd ikkagi nagu ikkagi Suuga. palju ja tead mida? Ja Jah. ma sain ühest asjast aru, kui ma kuulan ära ühe podcast'i või ma loen ära ühe mingi eneseabiartikli, sellest ei ole tegelikult mitte mingit tolku. Minule jõudis võib-olla mingi asi kohale 10. korral, kui sa kuulad ja veel korra kuulad ja kuulad, et sa kuulad seda nii palju, et see sulle nagu päriselt nagu jõuab kohale. Et see nagu päriselt on niimoodi või et sa proovid seda nüüd kohe nagu ka rakendama hakata seal. sa oled võib-olla ka kindlasti kuulnud, et Ants räägib väga palju patjadega, Mhm. patjade süsteemi on ju. Ja ega niikaua, kui sa seda tegema ei hakka,
ja seda proovima ei hakka ja rakendama ei hakka, siis sa ju ei saa abi saadagi. Kui ma ikkagi 10. korda ma kuulan seda tema padjalugu, siis sa lõpuks mõtled, et sa oled, nüüd on mul see hetk, kuule, aga mul on see padjalugu ju, et ma proovin. Ja siis sa saad aru, ossa raks, see toimib reaalselt, sul on sekundiga, sul läheb kergemaks. Aga selleks teda 10 korda kuulama. Ja siis ma saingi aru, et tegelikult ikkagi inimene, kes päriselt tahab nagu mingisugust selgust, selguse sa saad ilmselt ühe korraga, kui sa kuulad või loed või tekib mingi klikk, on ju, aga et sa päriselt jõuad tegudeni, siis läheb ikkagi veits rohkem vist aega. Ja sa pead seda ise väga tahtma. Vaat nüüd sa ütlesid kuldse lause. peab tahtma, sest see, mida ma olen hästi palju ise ka aru saanud, et vaata, olgem ausad, nii sinul, minul kui väga paljudel, meil on raamaturiiulid täis kuldseid raamatuid, mida me oleme S-aguni lugenud ja siis mul on see raamat, sa veel kirjutad kommentaaris, mul on see raamat, aga kas sa seda töödelnud oled ja me loemegi nad läbi nagu juturaamatud, aga need ei ole juturaamatud, need on need ja näiteks see ka jah, see Padja lugu, ma mäletan nii hästi, no mul endal ühe lähisugulasega väga suured probleemid ja ma muidugi ei tagunud patja, seepärast et minu jaoks oli see natuke õõvastav, ta ütles, et võta see lihtsalt ette, seesama inimene ja kujuta ette, see on tema ja lihtsalt tao nii kaua lihtsalt, kui on taotud, vaata, või kuskil mingis podcast'is ta ütles, et ma ei suuda seda teha. Ma leidsin ühe teise nipi, ma tegin selle nipi natuke teistmoodi, aga tõesti, ma arvan, et mingi hetkel ma võtan ka mingi padja kätte, sest et no kui Väänik ikka aru ei saa, siis see on nii, nagu ma oma kanalil ka ütlen, palun arvutage neid numbreid kokku, sõna otseses mõttes, te ei peagi kõigiga läbi saama. lihtsalt see, mida mina ise kasutan nüüd tihtipeale, lihtsalt see, et ma blokin selle inimese ära lihtsalt oma elust, mul pole vaja temaga kontakteeruda. Sugulastega natuke nõks teine nagu energia, siis mõtled, kurja, kätte saan enam peksa lihtsalt korralikult. et aga jah, ma lähen hullult nagu action'isse, seepärast et see kõik, mis see Ants räägib, on ka vaata, ta on nagu kala vees. Ta teeb seda päevast päeva, nii nagu sina korraldad neid oma asju päevast päeva, toimetad seal ja see, et kui me teemegi neid asju, siis me oleme nii selle asja sees ja kommenteerige teie, kes te olete käinud vestlusõhtutel, võib-olla kõigil vestlusõhtutel, sest ma vaatasin ka Facebookis hästi kihvtilt kajastati seda, et saalid olid täis ja kas sa ka konstellatsiooni teed? Kas sina oled käinud vastuvõtul, Antsul? Ei ole. Sul ongi vastuvõtud kogu aeg seal, nagu ma aru saan. Ja ei ole, sest tead sa, sellega on üks huvitav lugu, et kuidas ma sulle ütlen, et selleks, et minna nüüd Antsu vastuvõtule ja et minust saaks justkui siis tema klient, me ei taha kumbki seda tegelikult nagu tekitada. Me tahame ikkagi, et me oleme nagu et me läheme koos välja, kõik on nagu tööle lahe, et meil ei teki seda kliendi ja siis seda terapeudi suhet. Küll, mida ma olen teinud, et ühesõnaga me tegelikult, issand, siin ma vist võiksin suunata siin Antsu podcast'i kuulama, et seal on tegelikult ka päris huvitavaid lugusid. Aga ma ikkagi mingil perioodil tegelikult ma ikkagi töötasin veits üle ja mina, kes ma olen nagu tohutu magaja, kaotasin järsku une. Ja ma olin Inglismaal ja taaskord Inglismaal ja saad aru, ma ei saanud seal enam magama jääda. Ja ma arvan, et ma olin mitu ööd täiesti 0 tunni ööga ja see tegelikult oli piisavalt õudne. Ja siis ma lihtsalt helistasin Antsule sealt, et Ants, et mul on nagu jumala pekkis värk, on ju. Ja tead, mida Ants tegi või? Ta ei hakanud mind tervendama, ravima, mitte midagi. Ja siis ta lihtsalt ütles mulle, et mis sa tahad, et ma nüüd teen suga siis? Kas ma hakkan sulle muinasjuttu lugema või? Et saad aru, et ta tõmbas nagu selle huumoriga tähelepanu hoopis ära. Et meil ei olegi võib-olla aeg-ajalt vaja, et keegi meiega hullult midagi teeb, vaid keegi tõmbaks meid kuidagi nagu sellelt ohvri rollist ära. Muidugi sa oled õnnetu ja kurb ja nii ja ma ei tea, aga et keegi tõmbaks ära. Ja mis on veel, mis on Antsuga üks kogemus. Mul ei olegi vaja sinna teraapiasse seda juurde minna, sest meil on lihtsalt neid teisi lugusid nii palju, et ta on mega aus.
ja kui ma isegi lähen talle mõnikord nagu võib-olla oma töömuret või midagi nagu rääkima, siis ta lajatab lihtsalt niimoodi otsa ette. Ja mulle võib-olla isegi esimese hooga ei sobi see, et kui mina tahan ikka olla selles ohvri rollis, siis nagu mis sõber sa oled praegu, kui sa lajatad mulle, et ta peeglisse ja mida iganes veel, et nagu, et võib-olla nagu äkki sa oled ise midagi valesti teinud. Aga me ju ikkagi, kui me oleme ohvri rollis, siis meie ei ole ju kunagi midagi valesti teinud. Meie oleme kõik alati õieti teinud. Siis ikkagi üks lugu oli seda, oligi nagu ka selline, siis ma ikkagi nagu mõtlesin, et nagu, ja siis ma veel nagu täna on nagu naljakas rääkida. Ma rääkisin seda Antsule ka, et kui see kõik nagu möödas oli, et tead, tegelikult ma ikkagi solvusin väga ära, et sa teaksid. Aga ma ju ei öelnud talle seda. Siis, kui läks aega mööda, siis ma hakkasin alles vaikselt aru saama, kui õieti ta muga käitus. Tegelikult oli see ju kõik õige, mida ta mulle ütles, aga me ei taha kuulda. Me tahame ju, et meie pead paitatakse, nunnutatakse, kõik on nagu teised on pahad, sina oled tubli, sina oled hästi. Võib-olla meid kohati ikkagi aitab hoopis see, kui ikkagi mega ausalt öelda ja lajatada otsa ette. Võib-olla ikkagi mõnikord nunnutamine on ka tore, et ega ma ei oska ütelda, on ju. Aga tegelikult mulle lihtsalt see meelde jäänud, et see aitas mind tegelikult nii palju edasi ja ma pidin tõdema, minema ütlema, jaa, davai, ma võib-olla solvusin su peale ära, aga tegelikult oli sul õigus. Ja see nii kihvtilt meenutab praegu seda, kus no ma arvan, sina ka oma numbritega, kuna meil on natuke sarnasust numbrite osas, et ja väga paljud eestlased, kusjuures on selles samas, et selles ohvri olukorras, et me justkui nagu neelame alla kogu aeg seda, mida me tegelikult näeme. Me harjume ära sellega ja see ongi nagu üks normaalsus, et me räägime asju, mis tegelikult pole tõde, mis ei sobi tegelikult meile absoluutselt selleks, et nagu sobituda massi. Ja näed, mingi aeg siis, kui sinu elus oli ka see, et sa eristusid, sa olid täiega nagu omas mahlas ja sa said vaata üks objekt teise järgi ostsid. sa olid ju tegelikult hoopis teistsugune kui teised, sa tulid sealt massist välja on ju korraks. Ja siis, kui sa ütledki, et vaata, sul kuidagi nagu kõik nagu avanes, kõik toimis ja nüüd, kus on nagu olukord veitsa teistsugune, siis sa ei saa kätte seda tunnet. Sa ei saa kätte, sellepärast et sa oled justkui tulnud sinna vanasse minasse mingi see sama keskkond ja mina nimetan seda niimoodi, on kuradi keeris. Ja täna just pidasin oma elukaaslasega suure epistli siin, meil oli selline korralik kodussõda Eesti versus Soome. mu elukaaslane on soomlane ja siis ma ütlesin ka, et kas sa saad aru, kuidas see kuradi energia tuleb udupeenelt ja paneb meid alati testima, kui kindel sa oled oma teerajal, kui hästi sa praegu tunned ennast siin. Ja siis ma ütlesin ka korraks, no nii nagu sinulegi, ma tegelikult väga paljudele räägin ka oma videotes, kuulake, vaadake ennast kõrvalt korraks. See on kogu aeg mingi väike test meiega, sellepärast et kui sa oled endaga väga nagu, sa tead, mida sa tahad, siis sa tundudki väga imelik. Ants ka ju oma väljaütlemisega, ta tundub nagu väga imelik ja ta ütleb väga palju ju tegelikult podcast ides ka aeg-ajalt sellist nagu selline nagu, mis asi see on. Muidu normaalne poiss, aga sülitas praegu sellise lause välja. Aga ikka tahaks edasi kuulata, sest nii huvitav on. Ja tegelikult nii ongi. Vabandust, ma jälle nagu ma vabandan küll, aga see tekitab muus hästi palju tundeid, sest sina ju tegelikult Merje ka. Kui me nüüd läheme korraks sealt Antsu ja sinu juurest nüüd välja, läheme sinna Merje juurde tagasi, tegelikult need lood on nii võimsad, siis sa oled ju kogenud mitmeid kordi, kui sa nüüd ütlesid ka 3 lapse ema. Sa oma elukaaslast ei maini millegipärast, sa ei pea isiklikku elu üldse siin rääkima, aga just see, et sa oled ettevõtjana olnud, sa oled mitu korda nagu käinud neid, saad aru, 9-aastaseid tsükleid läbi, kui me nüüd lähme jälle numeroloogiast räägime. Kuidas sa jälle oled kuskil vahepeal ka, nii nagu kõik me käime seal kuskil madalseisus ära, siis sa jälle saad ennast kuidagi ülesse ja kõik need asjad. Kuidas sa vaatad seda oma perioodi üleüldse? Kui tugevalt sa oled uhke enda üle, kogu selle asja üle ja aeg-ajalt, kas on ka sul selliseid perioode tekkinud, kus sa vaatad endale otsa peeglisse ja ütled, Merje, me saame hakkama, Merje, ma usun sinusse, Merje. Saad sa aru, mida ma nagu mõtlen, jah? Ma saan aru küll. Tead, praegu mul on pigem mu poisid on need, kes, kui ma tekib selline imelikud hetked, siis nemad on need, kes ütlevad, et sa saad hakkama. Aga ühesõnaga korraks sa mainisid ka mu elukaaslast. Tegelikult ikkagi ju täitsa, ma olen ikkagi olnud 25 aastat abielus. Ja siis tegelikult korraks praegu enam ei ole. Kõlab väga huvitavalt, siit tahaks küll edasi teha, et mis sul juhtus?
ja ei, tegelikult see, noh, see ongi nagu see, et sa tunned, et sul on, no ma üksikasjadesse nagu ei lähe, aga see ongi see, et sa tunned, et sul on nagu midagi veel teha. sul ära on nagu, räägi üldse isiklikku asju, mine sealt, mine ladusalt edasi. et sul on nagu veel, aga siinkohal ma ikkagi nagu ütlen seda, et ma olen mega uhke selle üle, et tegelikult meie pere toimib. Me elame eraldi, aga me oleme tegelikult nagu koos, mille üle ma arvan, et ma tunnen tohutut uhkust, mis on olnud ka minu üks eesmärkidest siin elus, et kuidas saab olla niimoodi, et kui ma olen inimest enda kõrvale armastanud terve elu ja siis ma ühel päeval teda nagu meil kipub olema, et hakkame vihkama, noh, see ei ole nagu see koht, et et me toimime praegu perena lihtsalt teises vormis, aga me oleme täis pere. See on ka üks asi, mille üle ma tegelikult olen uhke, see ei olnud kerge, aga me oleme sellest ilusti välja tulnud ja täiega uhke oma sellise vormi üle. Aga muidugi neid, ma võin praegu ja muidugi ma võin tunduda siin praegu nagu selline kärts-mürts tegelane, aga tegelikkuses inimene nagu inimene ikka on ju, et nagu ma ütlesin, et ma ikkagi olen väga korralikult siin aasta aega tagasi põlesin läbi, sest ma teen päriselt, ma teen mega palju asju. Ma isegi, ma ei tea, võib-olla ma olen ATH, võib-olla ei ole. oled, numbrite järgi oled, sellepärast et kui sul on 2 7 sees, meil on see tagumine ots on sama sinuga ja tead, minu käest küsitakse, kuidas sa jaksad. mina ka ei tea, sellepärast et mul on nii kihvt iseendaga koos olla ja ma arvan, et sul on Merje sama. sa hommikul hüppad suurest rõõmust voodist üles ja mõtled, jee, Merje, meil on täpselt 24 tundi, vaatame, mis me kõik ära teeme. on ju selline tunne, vaata aeg-ajalt, enne läbipõlemist aga see läbipõlemine oli selles mõttes, noh, see oligi nagu, noh, sinna tuligi see magamatuse periood ja kõik. aga ma ütleks, et täna ma saan jälle vaadata tagasi, et vaata, kui palju asju meie elus on see, et juhtub midagi nagu jamat, siis sellel hetkel selles keerises olles tundub nagu täiesti nagu pekkis, et nüüd on nagu pekkis. aga kui sa saad sellest keerisest välja, kui tihti me saame vaadata tagasi ja mõelda, kui äge, et selline olukord juhtus, et see oli praegu nagu parim mu jaoks. ma olen tegelikult see tüüp, kes väga kõiki asju laseb väga südamest läbi ja ma olen nagu selline ettevõtja, ma arvan, et nagu tipphetkel mul oli siin ligi 50 alluvat ja kõiki nende isiklikke probleeme endast läbi lasta ja pluss siis kõik muid asju läbi lasta ja et ma tegelikult, ma arvan, et ma lihtsalt lõhkusin oma südame, siis pigem vist oma närvisüsteemi sellega lihtsalt ära, et seda kõike sai lihtsalt liiga palju. Aga tänaseks ma ikkagi olengi õppinud ära, et ega olukorrad juhtuvad samamoodi, aga ma suudan täna nagu kuidagi nagu seda kõike vaadata veits distantsilt ja iseennast sealt vahelt nagu päästa. aga ma olen üliempaatiline inimene, nagu liiga palju empaatiline. et ma olen nüüd nagu see inimene, kes lõpuks hakkab selle suure empaatilisusega endale liiga tegema. et kõike, kui midagi liiga palju, siis seda on kõike juba natukene, noh, siis seda ongi natuke liiga palju. aga see on see, et vaata, me ikkagi lõpuni ei tunne ennast, et ma mäletan seda hetke, kui ma olen ikkagi tegelikult ka esoteerika maailmas, ma arvan, kõikvõimalikud asjad läbi käinud, alates inglitest ja kõiki asju, et see suur ring on kõik nagu tehtud. ja kui ma mäletan seda hetke, kui ma avastasin, et oi, joh, ei tea, et ma nagu ei tunnegi ennast, et kes ma selline nagu olen või et nagu, mis tüüp ma selline olen, et noh, ja siis sa hakkadki ennast vaikselt neid pusletükke kokku panema, et aru saama, et kes ma siis olen. aga esoteerikast, et täna ma ikkagi pigem elu sunnib nagu rohkem jalad maas olema, aga ma olen sellest ajast või sellest perioodist või ikkagi väga palju võtnud endaga kaasa. et ikkagi, kui ma ka täna näen valget sulge maas, siis ma tean, et ma olen hoitud ja sellised märgid on minu jaoks olulised ja ma saan väga palju looduselt märke. ja mul täpselt maja kõrval on hobused ja lambad. ja siis ma vaatan, kuidas päriselt, et öeldakse, et inimesed käituvad nagu lambad
ma näen seal sarnasust ja, ja, ja teistpidi vaatan teisele poole maja on hobused ja ma näen, kui ägedad nad on, kuidas nad hoiavad kokku ja seal on üks natukene selline väetihobune juba ja kuidas siis see noor lapselaps hobune sees ja ta ninaga torgib ja ei lase tal kuskile kukkuda. milline nagu selline kokkuhoidmine, lambad samamoodi, aga tõesti nad lähevad ja siis üks keerab kuskilt otsa ümber ja hakkab minema teises suunas ja kõik panevadki järgi. Et lambad. kui äge, sa näed seda või siis ma elan järve kõrval, luiged, milline idüll on ju, kuidas kaks luike nagu lihtsalt susserdavad kahekesi, siis käivad kõik nagu mõlemad oma teed ära. see meesluik ajab oma asju, naisluik ajab oma asju ja neil on oma ruum, oma aeg, oma koht ja siis nad tulevad tagasi ja teevad oma asja või nagu sellist nagu meie asja koos. et ma korraks hüppan nüüd siit järgmisele teemale, et vaata, kui me oleme praegu hästi palju nagu, et räägime mina ja me peame ennast armastama ja me peame see nagu mis iganes, et me väga paljud õpetused räägivad praegu seda, et mina, on ju. aga kui sa seda nüüd jälle natukene nagu avardad, et seda minat, on ju, et lõppkokkuvõtteks, kui sul on ikkagi, kui sul on elukaaslane või sul on töökaaslased või mis iganes, et midagi ei ole teha, sealt tuleb kokku ikkagi see meie, et sa ei saa oma minaga sellest nagu kõikidest nagu läbi sõita. ma väga olen seda meelt, et me peame nagu väärtustama ennast ja kõike seda, aga see on kõik kuhugile maale ikkagi, et meil peab jääma respekt inimeste suhtes, kellega me jagame oma kodu, kellega me jagame oma töökohta, et see on ikkagi ju meie. ja väga kihvtid resoneerub meie tänase hommikuga, nii nagu ma ütlesin, et meil oli Eesti versus Soome siin, panin Eesti rusika panin laua peale, ütlesin, kuule heas mõttes, nii et ärge mõelge midagi, et siin on mingi jama majas, ei ole, pigem oli kihvt see, et kusjuures tead, kui kihvt. me istume tihtipeale ka elukaaslasega, me elame järve ääres, eks ju, ja siis me vaatame ka luikesid ja siis me just vaatame ka seda isa ja seda ema ja siis mu elukaaslane alati ütleb niimoodi, et vaata, kui kihvtilt, nad on 24/7 kogu aeg koos. Mina vaatan nagu, minu meelest see mees käib küll vahepeal ära, ta käib kuskil söömas mingi kivi alt midagi. siis minu elukaaslane ütleb jälle, et ei aga ta käib hästi kähku ja ta tuleb kohe tagasi. aga ta ei käi mitte kuskil mujal, nagu ma ütlen, ja, aga vaata, naine istub kivi peal ja kogu aeg koristab. ma mõtlesin, et see mulle ei sobi saad aru, igaüks näeb nagu oma vaatenurgast nagu neid asju. aga see on ka kihvt, kuidas sa just räägidki, vaata, sa tajud tegelikult, et sa oled üks loodusest, sa oled maha rahunenud, sul on aega jälgida. meil kusjuures tead, luiged teevad sellist lahedat värki, mul on 3 koera. üks on noorem, ta on mingi 3-4-aastane siin ja see, ma arvan, see on ka isane luik, siis nad lustivad niimoodi saunamaja juurest, et siis see isane läks sinna vasakule poole, mul koer hullult vaatab, aga ei ütle mitte midagi. ja siis isane läks teisele poole ja siis see koer jookseb sinna, vaatab ja siis ma mõtlesin, no vaataks, mis siit tuleb. aga siis korraks see luik tõmbas niimoodi kaelaga nagu kiirema liigutuse ja siis koeral oli junn püksis ja tõmbas udus ehk siis lammaste lugu ka vaata, täpselt samamoodi. ja just. nii et mul on ka koer, kellega ma kogu aeg seal metsas kõnnin ja siis ja näiteks nagu selline tähelepanek, et lõpuks ma arvan, et mul paar päeva tagasi lihtsalt koer ja kits vaatasid üksteisega nagu tõtt, et nagu tundub nagu suht pöörane, onju, aga vaata jälle, kui sa tood selle nagu elusse, et tegelikult aktsepteerime kõiki, ma ei tea, on kõiki inimesi enda ümber, et asjad on nii, nagu nad on, ega me ei ole keegi nagu millegis väga süüdi, et me kõik tegutseme sellises kohas, kuidas me oskame või kuidas see meie jaoks on nagu parim, et kui me nagu aktsepteeriksime kõiki inimesi enda ümber sellisena, nagu nad on, siis ma arvan, et siis oleks juba ka seda, ma ei tea, seda klatši ja seda kõike palju vähem, et laseme olla kõigil sellised. Igaüks elab oma elu nii, nagu soovib. mina just ütlen ka siin selles suhtes numeroloogia kildu natukene vahele reklaamipausiks teile. Numbrite keel kanal on, tuletan meelde. jah, õige.
ei, vahet pole, Merje, tegelikult sina oled minu külaline, ma üritangi olla vait, kuigi vahepeal ütlen midagi vahele, aga lihtsalt see, et kuidas mina ütlen, kuidas numbrid tulevad appi, sa ei pea kõigiga hästi läbi saama. selles suhtes, et kui on ikkagi jama ja sa näed, et inimene on miinuses, ma ütlen tegelikult nii, ühtegi pahat numbrit ei ole olemas. lihtsalt tegelikult isegi numbrit teadmata, Merje, sina ju ka tööandjana ja mittetööandjana, emana ja nii edasi, me ju tegelikult tunneme õhust juba ära, et elekter on sees, on ju, et siin võib hakata noaga seda õhku lõikama, siis järelikult mine sealt ära, ära jää nautima, et millal see mürsku nagu, millal see nagu ära käib. selles suhtes, et aga numbritega on väga hästi, seal on vaja lihtsalt liita mingid numbrid kokku ja sa saad juba aru, seal pole mitte midagi teha seal suhtes lihtsalt, see ongi nii. lihtsalt kaks varianti, kas sulle meeldib see, et sul iga hommik on jälle uus üllatus, vaata kunagi ei tea, kust tuul sealt meel. ja kui sulle meeldib adrenaliin, kui sulle meeldib ikka pauk saada sinna silma alla, siis naudi, see on sinu valik. no mis me teeme, nagu ma olen ise olnud pikas suhtes, kus on ikka kogu aeg mingi jama olnud, ei saanud aru, nagu justkui nagu meeldib ja ei meeldi ka, ära ka ei lähe. et noh, need on ju korduvad pildid, vaata, ja siis kui nüüd numbrites ma saan ka aru, et issand, kui lihtne see kõik on. aga noh, muidugi ära lõpetada suhteid ei ole lihtne, nii et ega ma seda ei agiteeri, nii et pigem on see, mis ma nagu sinu jutust ka saan aru ja ma olen täiesti sinuga nõus. me ei pea inimesi muutma, see pole ka numeroloogia eesmärk. numeroloogia eesmärk on see, et sa saaksid endast aru, kes sa oled, mida sa siin tegema pead ja see, et millistega sul on lahe nagu minna nagu täielikus sellises nagu noh, flow's nagu lihtsalt minna. et samamoodi nii nagu sa tunned ka vaata, et on see eluolukord nagu ta on, poistega on kõik hästi ja samas tead, kui kihvt on numbrites näiteks, mis ma rääkisin ka hästi avalikult siin välja. mina ja minu elukaaslane, ma liidan siis need sünnipäevad kokku, meil on nagu selline energia, kogu aeg kõik chill. ja nii kui tuleb nagu üks sugulastest tuleb siia, on meiega koos, räigelt saad aru, mingid arusaamatused, nagu mingid mõttetud arusaamatused ja ma mõtlesin pikalt, mis asi see on ja liitsin kokku, meie kolm kõik kokku liidetult 4. vot selge pilt, ma lähen mängust välja, ma lähen välja, seepärast et nende vahel on number 6, mis on armastus. minul, minu elukaaslasega ka täiega chill on ju ja kolmekesi koos, saad aru, kogu aeg käib andmine ja siis ma mõtlesin, et all right, olge teie kahekesi, sest kuna nemad on sugulased ja vaata, nii lihtsalt saabki seda asja organiseerida. mitte keegi ei ole kellegist nagu selles suhtes nagu süüdi, ei pea otsima süüdlast, vaid lihtsalt kõik on energia. et ma kujutan seda, aga päriselt, no jälle, nüüd me jõuame nende numbrite juurde, aga tegelikult on ikkagi uskumatu. ma räägin, see niikaua, kui ma sind kuulanud olen, see tundub nagu uskumatu, et ma olen nagu nii palju hetki on mul olnud, et vau, nagu päriselt või nagu kas nagu, et see tundub nagu päriselt nagu veits kosmos mm. -hmm. võimalik. Tundub jah, samas no sinu sünnipäev näiteks 11, mu vanem poeg on sündinud 11 ja 11-ga täielik elekter nagu see, kui sa ütlesid ATH, kas sul on, muidugi on, et võta vastu, ära minegi kellelgi midagi küsima. ja see, et sul on lõpp veel minuga sama, edukuse koodis 8-7, raudpolt, ettevõtja, kõik võtab läbi, südame põleb läbi, kellelegi välja ei näita, et on probleemid, kõik on chill, me saame hakkama, on ju niimoodi, Märja, on ju? ise saad aru, nutad kodus väikselt patti ja kellelegi midagi ei näita, kogu aeg on kõik hästi. siis sa vastutad kõigi eest, siis sa oled vahepeal hull kõikide arvates, on ju, ise täiega endaga kokku jooksnud, kogu aeg saad hakkama ja siis ongi niimoodi. ja noh, selles suhtes, et 11 energia siis numeroloogias on ka, sa oled väga intuitiivne inimene, sa tead seda väga hästi. ridade vahelt sa saad juba ammu aru, mis on vale, aga välja ütlema sa ei ole kergelt, sellepärast et sul on 8 elude number, sa pead vastutama kogu aeg, sa tunned kogu aeg süütunnet, saad aru, siis kui sina ei kontrolli olukorda, kogu aeg on süütunne. ja kui sa tead, et kõik on hästi, ikkagi sul on selline tunne, et äkki midagi on tegemata. et on jah. jah, sest ma ise võitlen sellega kogu aeg. et see on lihtsalt jube ja siis, kui sina ja mina kahekesi, meie 8 elude numbriga näeme inimesi, kes laisklevad, noh, siis ajab ikka räigelt närvi, kuigi tegelikult nad õpetavad meile seda, kuidas me peame maha rahunema, mis sa tõmbled kogu aeg. et noh, saad aru ja siin ongi see, et kes on siis süüdi, mitte keegi ei ole süüdi. numbrid räägivadki seda, et me oleme suures miinuses, me kogu aeg tõmbleme nagu oravad rattas ja see, et me süüdistame teisi siin vähemalt niimoodi vaikselt, aga me välja ei ütle seda, sest su ilme on jumalast tuim, sa vaatad inimesele närviliselt otsa juba. saad aru? noh, no ja nii ongi, vaata, see ongi numbrite maailm, aga kui see oleks mingi elude number 6, hoopis teistsugune tera. ja ja
kusjuures tead nendest numbritest, mul on kõige viimane poeg sündinud 22.02 ja saad aru, ja kell seinal oli see suur roheline elektronkell oli 22.02. issand, kui ilus. nagu reaalselt, et mis nagu aasta? 07. ja 2000 siis jah? jah, jah, 2007. no näed, me saime nüüd kõik teada. ja kes on kauem olnud numbrite keele siin selle kanali peal, te kõik juba teate sellest lapsest kõike, onju. ja muidugi teavad, sa saad aru, mis Merje siin on toimunud, ma ikka kiidan oma neid kuulajaid. siin on vist äkki 5 inimest, kes on läbi minu videote, see, mis ma kogu aeg räägin, ma räägin avalikult, nad on oma sünnikaardid kokku pannud juba. saad aru? Bueno, lihtsalt 5+, pole vaja tellida sünnikaarti lihtsalt kogu aeg, nii nagu sa ütlesid ka, see Ants Rootslane, vaata. et mida rohkem teda kuulad, seda rohkem sa saad juba aru ja tegelikult kõik inimesed saavadki juba ennast aidata ilma vastuvõtule minemata. ja just. et eriti võrratu ja tead, mis sinu ja selle poja sünnipäevad kokku liites? no teil on üldse meistrinumbrid. kui seda rääkida niimoodi, siis teil tuleb kokku 6, mis ongi armastus. Teil on nagu eriline matš arvatavasti. aga noh, selline matš ei tähenda ka seda, teil 6 kokku liites, siis tuleb number 1, et keegi tahab diktaator olla ja see on ema pojale kindlasti, sest tema on tundlikum. noh, ma ei lähe rohkem edasi. see numbrite möll on ju, et ühesõnaga nagu see Võimas. siiamaani nagu väga eriline, et ja kusjuures 2000. aastal sündinud inimesed on hoopis teistsugused kui meie, sest nii huvitav, ma küll ütlen kogu aeg, et nagu me Nõukogude naised, me Nõukogude mehed, aga vaata, me sündisime juba 1900. Siis 19 iseenesest on päike ja see ongi, saad aru, Nõukogude inimene, me täidame kogu aeg plaani, meil on kõigil see tempel nagu sigadele perse peale pandi tempel, vaata. noh, ma ei tea, mis klassi liha oli, eks ju. noh, me oleme kõik plaanitäitjad praktiliselt, aga 2000. aastal sündinud lapsed on hoopis teistsugused, nemad on tulnud meile õpetama rahu ja sellist asja, mida meis ei ole, sest me hakkame ühega. vot ma lähen nii hullult käima, nagu see numbrite maailm on täiesti minu maailm, mul hakkab pahtu jooksma seda suust ja kõrvast igalt poolt, seepärast mul ongi Youtube'i kanal. sina, kallis naine, tegid ju ka selle kuninganna ärkamise ikkagi nagu selle eesmärgiga, et tulla välja siis podcast idega, inimesi tuua välja, aga samas ka see, et sa said olla seal kanalil arvatavasti see, kes sa tegelikult oled, eks ju. ma ei olnud jah, nagu väga, väga endast nagu rääkinud, üldse ma ei ole nagu see inimene, kellele meeldib endast nagu väga palju rääkida, et pigem ikkagi nagu selline, kuigi ma olen lõvi, aga tead, see lõvide värk on ka nagu huvitav, et noh, et ma kuulen nii palju, et sina oled see ja see ja see ja siis ma nagu mõtlen, et ma ei tunne üldse, et noh, et lõvi oleks nüüd nagu alati selline noh, nagu selline eestvedaja ja see ja teine ja kolmas, et tegelikult eks neil lõvidel on ka nagu mingisuguseid, ma ei saa ütelda, et ma tunneksin ennast seltskonnas nagu ülimugavalt, kus on võõraid inimesi ja neid lõvisid on ka ilmselt noh, nagu teistsuguseid, aga need podcast'id jah, nagu kuidagi läbi nende ma sain ka nagu võib-olla ma räägin, noh, nagu ma alguses ütlesingi, et sa said nagu läbi nende nagu tükikesega teada nagu endast, et kes sa nagu selline oled. aga kusjuures eile ma alustasin, praegu ma teen nüüd korraks reklaami, et eile ma alustasin akustiliste Käsmu kontserdite sarjaga Käsmus ja minu esimene külaline oli siis eile Siiri Sisask. oi. ja see ja mul jäi meeletult meelde temaga, noh, korraks vestlesime ja tema laulu sõnadest, et sa proovid nagu megalt kuulata, mida ta laulab ja tead, siis ma sain nagu hoopis aru või isegi võib-olla me saame ütelda, et kui inimesed nagu ka midagi räägivad, et tegelikult võib-olla see tarkus on sealt laulusõna ridade vahelt saada kätte see info, et sa ei peagi nagu proovima jälgida igat asja, mida see laulusõna ütleb või mis see nagu ütleb või et võib-olla keegi inimene ikkagi ei suuda sulle nagu otse rääkida asjadest ja tegelikult see info on seal ridade vahel. et ja kui sa selle ridade vahelt info kätte saad,
see on, vot see võib olla nagu selline väga väärtuslik, et see oli võib-olla minu eilse õhtu kõige suurem selline, kuidas ma ütlen siis, info või äratundmine, mis mulle nagu kuulates tema laule kohale jõudis. kas sa organiseerid kontserdit või räägi natuke lähemalt siis sellest, nüüd see on väikse otsakese ainult tegid lahti, aga mul tekkis juba huvi. ja jah, et see on nüüd tegelikult nagu ma ennem ütlesin, et tegelikult ma siis ka korraldan üritusi erinevaid ja erineval moel ja ma teen neid üritusi päriselt nagu seinast seina, et mulle meeldib väga selline muusika, mis viibki sind meditatsiooni ja sealsamas ma võin teha ka 16+ noortele üritusi, aga see on minu jaoks nagu äge, et mul ei ole nagu seda kindlat asja, siis ma olen teinud kongiteraapiaga lamamisi, hingamise või selliseid üritusi. Nii et mu ürituste ampluaa on nagu meeletult suur, et jõulugalasid ja üleüldse, ma ei tea, selliseid suuri spordikeskuse üritusi. Aga mulle väga meeldib, sest ma olen ka siin Porkuni hobusetallis oma teisel korrusel heinte vahel, heinte vahel, heinarullide vahel teinud selliseid akustilisi asju ja nüüd ma mõtlesin, ma teen seda Käsmus, et seal mere ääres. Need on küll siseruumi üritused, aga seal on suur aken, nii et sa tegelikult näed seda merd sealt väga hästi ja nüüd järgmisel neljapäeval on Tõnis Mägi, siis tuleb Lauri Saatpalu. Issand, kui ma olen nii kiire, et ma ei ole seal, issand. Nii, Lauri Saatpalu, kes järgmine on? Siis on Alen Vesiko ja siis on Kadri Voorand. Nii et ja need on kõik siis erinevad päevad ja tegelikult ma olen ka teinud Rita Reiga koostööd ja siiamaani võib-olla on see minu üritused eristunud teistest jälle selle poolest, et ma ikkagi vestlen inimestega, ma teen nendega väikese intervjuu ja võib-olla vaata inimestel on huvitav. Et selle koha pealt mu üritused veidi võib-olla või kontserdid eristuvad teiste kontserditest. Nii et ma tegelikult otsin väga sellist, mis mu enda hinge puudutavad ja vaata, kui sa oled ise teed asju, siis vaata, see on ka üks päris huvitav teema, et sa teed ikkagi ju neid asju, millest sa ise puudust tunned. Ja kui ma rääkisin enne lasteaedadest, et me alati mõtleme, et kuidas mingid asjad nagu alguse saavad ja minu esimene lasteaed tegelikult sündis niimoodi, et minu laps ei saanud lasteaiakohta, siis ma ütlesin, et okei, pole vajagi, teen ise endale siis. Et kui sa hakkad mõtlema, kuidas mingid asjad alguse saavad, siis see tegelikult on, et ma olen kogu aeg nagu eelkõige nagu tunnetanud seda ise, mida ma ise tahaksin, millest ma ise puudust tunnen, siis ma lihtsalt teen seda. Et niimoodi minuga need asjad lihtsalt sünnivad. Väga kihvt. Mul on ausalt öeldes, kui ma kuulan sind, siis mul on mitmeid kordi juba selline jube tahtmine sinu sünnikaarti vaadata, et seal on mingid numbrid, mis mulle tohutult ütlevad sinu kohta midagi ja ma tahaks nagu minna vaatama, et kas ma tegin selle eksami läbi või mitte. Esiteks see, et sul on kuskil teatud mingi number, mis on siis kas 19 ja ma tean, et 7 on su ametinumbrites, mis on siis liikumisega seotud ja ka see, mis me rääkisime, vaata see 8 elude number, et selline nagu nõudlikkus enda suhtes, teiste suhtes, sul on seda liikumist, sul on sellist vahelduse vajadust, et kõik ei oleks üksluine ja samas ka see, et sa soovid teha neid unelma, see unistus, sa tahad täita oma seda unistust, mida sa kas ise lapsepõlves sa ei saanud või mida su hing hullult tahtis. Ja see, sa just praegu mainisid ka ära, see teatud numbrid seal trigerduvad täiega. Nagu kindlasti on sul 19 seal kuskil. Me pärast seda, kui me paneme butiigi kinni, korraks lähme piilume seda eetriväliselt, nagu täiega ma tahaks teada. Te ka kindlasti tahate teada, aga no mis sa teed, ei saa kõike. Kuule, aga siis Käsmus, saan ma õigesti aru? Jah, just. Jah, et siis kus kohas esiteks pileteid müüakse, piletilevis võib-olla või kus kohas? Fienta.com ja siis 18. nüüd on siis Tõnis Mägi ja 25 on siis Lauri Saatpalu. Nii et sealt saab siis juba edasi minna, aga Fienta.com on piletid olemas. Väike reklaam.
reklaamipaus. ja reklaamipaus, hei, ma kasutan kohe eetri ära nüüd siin kohe jutti selles suhtes, et Fienta kaudu teen ka mina oma neid Zoomi kokkusaamisi, ehk siis iga kuu viimane pühapäev, siis sellel kuul on see, et arvutame koos teie isikliku aasta energiat, kus te liigute ja mida see üldse tähendab. nii nagu sina just vaata ka rääkisid siin jutu jätkuks. mina müün ka Fienta kaudu siis oma pileteid ja soovitan tulla, siis hinnad on selles suhtes mega-mega head ja südantsoojendav ehk siis 18 eurot ainult ja me räägime seal kõigest muust ka, välja arvatud ainult sellest, mis mul pealkiri on pandud. ja siis ka eelmiste elude kohta tuleb seekord veel üks selline koolitus või no tegelikult ta ei ole koolitus, see on see, et lihtsalt ma näitan teatud numbrid, kui te kokku liidate, kuskohast te saate selle edukuse koodi võtame aluseks ja ma räägin vähemalt siis 3 eelmise elu kogemusest, mis on teile siia kaasa tulnud ja mis õppetund seal taga on, miks see just tuli, miks see kogemus seal on ja sealt kindlasti siis me jälle arendame teemat edasi, küsida saate kõike ja ma täiega chill in ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Et see on mega-mega huvitav, nii et ja Fiente kaudu ka sinu juurde mõlemad kasutasid praegu eetrit ära sujuvalt nii peabki. paus. ja reklaamipaus, kõik on Coca-Colat ja popkorni nüüd endale ligi tõmmanud, nii kaua kui me siin reklaamisime teineteist ja ehk siis, aga mis edasi, Merje, kuhu edasi, kuhu poole süda tõmbab? mis sul seal teoksil on nüüd, kui need kontserdid, värgid, suvi alles hakkab, nagu ma aru saan, või hakkas? ei, 20. hakkab ju et mis sul veel seal teada on? Teada on praegu veel see, et Rakveres tuleb uuesti jõulugala. ahah, Pärnus tuleb jõulugala. Need on need detsembri teemad, et eelmine aasta ma tegin esimest korda Rakveres suurt jõulugalat, kus oli siis 400 inimest. Ja nii, et seda ma kindlasti kordan see aasta ka ja siis lähme Pärnusse ka seda sama asja tegema. Aga muud tööd on siis praegu no selles mõttes, et tegelikult nagu ma siin juba ka alguses ütlesin, et või juba kuskil keskpaigas, et on huvitav aeg, et tegelikult tuleb pakkida omad vanad asjad kokku, kõik need mingid vanad asjad lõpetada ilusti ära, teha ruumi, et siis saaks mingid uued asjad sündida, aga seda uut ideed, mis mu peas tegelikult on, ma korraks veel kõva häälega õhku ei viska ja kui see nagu tuleb, siis vaatame me kuuleme sellest veel, ma kujutan ette. kusjuures nii hullult lahe oli see, kuidas sa ütlesid, et sul jooksis kokku see sinu masinavärk siin mingi aasta-poolteist tagasi, on ju, ja kui sa oled praegu isiklikus energias number 1, siis see lähebki niimoodi, et vaata see 1-9 on see tsükkel, sul oligi seal 8-9 vahel. 8. aasta, see viitab sellele, et kui hästi sa oled atra seadnud enne kõik 7 aastat, kui hästi sa oled aus enda suhtes olnud ja kui on midagi nihusti läinud, siis tulebki pankrot, tuleb enda isiklik mingisugune süsteemi vahetus, terviserikked, kõik muud asjad. 9. aasta on see, kus siis hakkab energiat muutuma, inimesed kaovad, see, mis oli, enam ei toimi, lahkuminekud töökohast, koostööpartneritest, mida iganes. siis on see, et nüüd sa oled number 1 energias, see toimub sul nüüd kella 8-ni, tahtsin öelda, augustini ehk siis sa kõik samastud sellega, ma kujutan ette, sest ma alles elasin seda kõike läbi ja siis tekib see, et see, mida sa sinnamaani nagu teinud oled, siis mõtled, et oh, see on see, kus kohas vaata mingisugusest ettevõtjast saab hoopis mingi vaimne inimene või raamatupidajast saab umbes kongimängija või ma ei tea, tarokaartide lugejast saab hoopis mingisugune pangajuht. no saad aru, mingi täiega selline ja siis on mingid sõbrad, kellega enne nagu toimisid väga hästi, nüüd need hakkavad kõik kaduma, sest praegu selles esimese number 1 energia, kus sa praegu oled, siis see kõik veel niimoodi muliseb vaikselt, sest minu jaoks alles see lõppes ära kuni märtsini ja saad aru, see, mis toimus nüüd 2 aasta jooksul siin nagu, kui tagasi vaadata, ma olen hoopis kuskil mujal. ja ainult tänu sellele, nii nagu sa ütlesid ka, et sul midagi nagu justkui on õhus, lihtsalt peab täiega usaldama. et teie ka, kellel teil nüüd on siin kas 8. aasta või 9. aasta või te olete esimeses aastas, lihtsalt ka kommenteerige, kas teil ka praegu täiega nagu midagi toimub. ja lihtsalt ma arvan, et Merje, sina ka oled sama meelt. lihtsalt hoidke sellest kelgust kinni ja usaldage protsessi. sest me ei peagi kõike teadma, kuhu meid juhitakse, selles suhtes, et lihtsalt tähtis on see, et sa tead, et kõik on hästi, et sind hoitakse. ma ei tea, kas kõlab väga ulmeliselt, aga Meri, oled sama meelt või? ja ma olen sama meelt ja ma olen väga seda meelt, et
isegi nii hull, kui see elu vahepeal nagu ei tundu või pöörane, siis et selle ma olen ka ära õppinud, et seda usaldust elu vastu ei tohi nagu ära unustada, ja selle pöörasusega kaasa minna, et sa pead nagu uskuma seda, see tundub nagu tõesti nagu mingisugune klišee, et usalda elu ja ma ei tea, mida iganes, aga tegelikult see on nagu päriselt, noh, et ma sügavalt soovitan seda teha, et me tegelikult ei tea ju kunagi, miks seda jama nagu meile tee peale visatakse. Mulle meeldib megalt näiteks mingi jõe ääres olla, kus on mingid kivid jõe sees ja sa näed, kuidas nagu see vesi peab sealt kividest mööda minema, et saada jälle minna. Et ma väga samastan seda nagu eluga, et sul midagi ei ole teha. Me oleme nagu kõige tavalisemad inimesed oma erinevate kogemustega ja mida me siia seda pagasit me endale sätime, et kui sa hakkad nagu seda elu selles mõttes usaldama, et mul on üks ülivahva sõber, üks Greet Rosin on ja kelle juures ma kunagi väga-väga kaua aega tagasi hakkasin siis oma esimesi selliseid tarkuseid koguma ja siis ma nagu ütlesin talle, et palun, kas on võimalik, et mu elu oleks ükskord ainult see sirgjoon, et ma ei jaksa enam üles-alla käia ja siis ta ütles mulle, et ära sa seda taha, et siis oled sa lihtsalt, kui see on üks joon, siis oled sa surnud lihtsalt. See on mul ka nii hästi meelde jäänud, et nagu päriselt ka, et elu peabki nagu niimoodi käima, sest siis me ju elame. Me tahame ju päriselt nagu, et me tahame olla nagu elus inimesed ja no nagu sinagi, sa ju elad täiega, on ju, et sa tunned selle elusa inimese ära, kes nagu elab, aga midagi ei ole teha, sellel elul on sihuke värk, et sa vahepeal pead sealt sitast ennast läbi lükkama, siis nii on. See on ju millegiks hea. Ja, kindlasti. Merje, kuule, kas sa nutta lubad endal või? Nutad sa tihti? Ma luban ja. Viimasel ajal rohkem, eks ju? Mul ikka tuleb täitsa, mul tuleb see nutmine suhteliselt libedalt välja, aga see aitab mind megalt. Luban endal mõnikord olla ja vot see on nüüd siis see Antsu-õpetus, mida ma olen võtnud talt kaasa, et kui sa teed midagi, siis tee seda jäägitult. Kui sa oled kurb, siis ole kohe kurb, nii kurb ära, et sa ei soovi olla nädal aega kurb. Ole see paar tundi hästi kurb ja siis on see nagu tehtud. Või kui sa oled vihane, siis ole päriselt vihane ja ole nüüd see vihane ära, et sa ei tassiks seda viha siin mingisugune nädal aega kaasa või. Ja kui sa oled rõõmus, siis nagu, et vot see on nagu see, mis mulle tundub, et on nagu päriselt nagu toimib, sest ma ju jälle olen katsetanud, et ja kui ma ikkagi praegu olen kurb, siis ma luban endal olla lõpuni kurb ja kohe nii kurb, et kohe nagu ma olen kurb. Ja kui see saab nagu mööda, siis ongi nagu, et mul ei ole vaja selleks olla nädal aega kurb. Mulle piisab võib-olla paarist tunnist või tunnist ajast. Ja ma teen seda läbi totaalselt. See on nii hästi öeldud, tead. See on nii naljakas, kusjuures ma nüüd julgen ka endale rohkem nagu olla kurb ja ma ei tea, kuidas sinuga lood on. Näiteks mina nagu võin nutta väga vabalt siis, kui ma näen midagi väga ilusat. Ma lihtsalt õnnest hakkan nutma niimoodi, et mu lapsed on sellega paari, kusjuures mul on 2 poega. Et oleks pidanud kokku 3 olema, aga nüüd on 2. Aga siis ka ma mäletan, kui me vaatasime delfiinide show'd, ma olin ainuke, kes nuttis seal täiega ja veel nutsin lõpuks nii häälega, saad aru, et seal oli mingi, ma ei tea, 100 inimest ja kõik lõpuks niimoodi patsutasid mul õle peale, et kõik on hästi. Ma ütlesin, et ei kujuta ette, kui õnnelik ma nagu olen. Lapsed ka ütlesid, emme, kas sul on kõik hästi? Ma ütlesin, ma olen nii õnnelik, ma lihtsalt ei suutnud rohkem nagu seda enda sisse hoida. Et kuidas sinul on, et mitte ainult siis nagu õnnetusest, ka suurest rõõmust, kas sa... Ja. Ma olen väga emotsionaalne inimene ja kuna ma siis rääkisin ka vaata, et ma olen tantsuõpetaja, tegelikult ma olen siis juba 34 aastat vedanud tantsukooli. See tundubki nagu veider, kui kõigepealt oli see, et mu tantsulapsed tõid nad tõid oma neid lapsi siia, siis nüüd juba varsti hakkavad vanaemad tooma, et kes on nagu kõik, kes on siis nagu su tantsulapsed olnud, on ju. Ja mis sellest, et ma olen teinud seda nii palju aastaid ja iga kord, kui ma siis vaatan, meil on alati
talvel on siis suur selline väga-väga-väga vinge show, mida me teeme ja kui ma vaatan seda kõike, seda taset, seda, kui ilus, kui tead, mul on see kananaha, kui midagi on väga-väga-väga head või midagi ilusat, ma väga tunnetan oma keha, sest kui mul tuleb ikkagi mingisuguse teema peale kananahk peale, siis ma tean, et see teema on hea või kui ma näen midagi ilusat, ma lähen kananahka, siis noh, et vot see kananahk on minu jaoks kuidagi selline märk, et, et see on nagu, see on midagi kõrgemat taset praegu, et vot need on need kohad, kus ma ja et no just, et ma jõudsin see tantsu, need kontserdid, et saad aru, et sa saad aru, et sa oled lihtsalt vedanud ühte asja 34 aastat. Ma hakkasin seda tegema siis, kui ma ei saanud arugi, mida ma teen. Aga sa lihtsalt hakkad midagi tegema. Ma ei tea, esimesed 20 aastat ma tegin nii ära, et ma ei saanud aru, et ma firmatki teen, sest see oli lihtsalt sinu toimimise vorm, on ju. Et kui sa oled terve elu tantsinud, siis sa teed seda lihtsalt edasi. Et pärast ma, noh, kui hakkasidki suuremalt minema edasi, siis läks nagu rohkem nagu asi ettevõtjaks, aga mul on täna ülikeeruline ütelda, et jah, ma olen ettevõtja olnud 34 aastat. Tegelikult ma nagu justkui nagu olen, aga tegelikult ma ju nagu pole. Sest noh, sest kuna tants on olnud tõsiselt mu elu, siis ma polegi ja kui oli ainult tantsukool, siis ma nagu reaalselt ei saanud arugi, et ma tööd teen. Ega ma ei saa siiamaanigi aru, sest et kui sa annad täna tantsutunde või midagi, et ma lähen nüüd tööle, et noh, et selle koha pealt mul on nagu elus megalt vedanud, et ma olen saanud teha seda, mida ma oma elus väga-väga-väga-väga armastan. Ja kusjuures läbi selle võib-olla jälle, noh, et kuna ma olen seda tööd nii palju teinud ja nii palju tantsinud, siis täna ma võib-olla võiks ütelda seda, et võib-olla, et kõige-kõige-kõige võimsam teraapia üldse, ma arvan, pakuks välja, et see on tantsuteraapia. Sest mina olen kõigest oma sittadest tulnud ju läbi sellega, et ma olen ju tegelikult tantsinud sisuliselt ennast sealt läbi. Ja tantsuga on üks huvitav asi, et kui sa pead tegema seda koreograafiat ja kui sa lased korraks oma mõtte lahti, sa tahad oma mõttega kuhugile ära minna, see ei ole võimalik, sul on kohe jalad sassis, ehk sa pead tooma ennast kohe tagasi. Sa pead saama siia hetke, mis on tegelikult meie üks suur probleem, et me oleme oma mõtetega kogu aeg lappame ringi minevikus ja tulevikus ja ei tea kus. Aga kui oluline on tulla praegu siia ja saada aru, kui ma tulen siia, mul on ju mega tore sinuga praegu rääkida. Aga võib-olla, kui ma siin mõtleks praegu veel mingisuguseid asju, ma kaotaksin selle hetke ära ju. Ja see, kui see saab mööda, siis ma mõtlen, tegelikult ma oleksin võinud ikkagi rohkem süveneda sellesse, mida ma teen ja vot selle koha pealt see tants treenib seda meeletult hästi. Ja ma ju ise ka, et kui ma lähen ka, ma teen ka praegu naistele ja ma lähen ise, ma tantsin seal neil ees, on ju, ja lõpuks naised tantsivad ära, aga mina koperdan ja ma saan kohe aru sellest. Mul läks jälle mõte lappama ja näed, see on nagu see, et okei, ma tulen siia saali, ma ei mõtle mitte millegile muule, ma olen siin ja praegu. Nii et sellise põlise tantsuõpetajana ma julgeks küll nagu, aga ma ei ole jah selle peale kunagi ennem tulnud, aga nüüd ma ikka paar aastat juba räägin tantsust kui sellisest teraapia vormist, sest sa number üks liigud, sul on muusika, hetkes olemise roll on ju või koht. Et see on nagu täiuslik. Mulle tundub tead, et nagu sa räägid, et vaata siis kui need sinu õpilased olid noored, on ju, siis nemad said suureks, tulid nende lapsed, nüüd tulevad nagu lapselapsed. Et sa nagu räägid mingist surematust kašeist, mingi ema Theresa, kes ei sure kunagi, kes ei vanane kunagi, aeg-ajalt lihtsalt on rastapatsid, siis ei ole rastapatse. Ja seal lapsed lihtsalt tulevad põlvkonnad muudkui liiguvad ja sina lihtsalt tantsid ja oled nendega seal, mediteerid ja nagu nii õnnis tunne tuli sellest ja ausalt öeldes nagu süda hakkas lausa rükkama selle üle, et just, et kuidas see kõik võimalik on, aga see ongi võimalik, see on ja pluss, et see, et sa ei ole ju ainult lihtsalt selle tantsimisega tegelenud, nagu ma aru saan, see on üks sinu elu osa, mis on sulle nii loomulik, tegelikult oled sa ettevõtja olnud ja sa ei saa arugi, et seepärast sa armastad seda. See on sama nagu mööda minnes oled sa ju ema oma 3 pojale on ju, noh, mööda minnes ikkagi, no selles suhtes, et sa, vaata, see on see ettevõtja number 8 elude numbriga, teie ka kommenteerige mul sama lugu. Ja siis pluss lisaks on sul mitu muud asja veel, millega sa saad, on ju toimetatud.
noh, jooksed vahepeal kokku, see on okei, on ju, siis jälle tips, 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 üles-tagasi, jälle teed mingid tšiki-priki asjad ära, aga tants on ju praktiliselt kogu aeg sul. ja see ongi ja tegelikult on see nagu lahe, sest täna mul on ju mis mul on siis 6 või 7 tantsuõpetajat, kes on ju tegelikult kõik meie enda koolist, et no pärit, et kes on ju kõik nagu juba nagu enda õpilased, nii et see järjepidevus ja sa näed, et see kool on ka 34 aastat hiljem täpselt sama jõuline ja võib-olla veel jõulisem, et see on nagu see, vot see on nüüd nagu see kindel tugi või see tugisammas, mis ongi, et kui kõik muu ümber laperdab, siis see on nagu kogu aeg nagu paigas. Ja ega seal ei olegi nagu, et ega see hoiab ju lõpuks ka nagu iseenda hinge noorena ja seda elujõudu ja sa elad selle kõige sees. Nüüd, kui me päriselt alustasime seda, et mu ümber on nii palju noori inimesi, ma väga palju suhtlen noorte inimestega, et ega siis lõppkokkuvõtteks, noh, ega see siis ilmselt hakkab ka mõjub kuskile, et sa oledki vaata selles hästi palju seal noorte inimeste energias. Hoiabki noorena. Jah, ja laste ümber, et meil on täna tantsukoolis ikkagi pea 500 last, et neid lapsi on ka päris palju, et võib-olla siis see on see minu mingisugune nooruse eliksiir. Kindlasti, et kuidas sa nii hea välja näed, on ju, et saladus ongi see, et sa tantsid lihtsalt. Ja, Tantsid nooreks. ma arvan, et see on ikka, ma arvan, et see ongi kõige-kõige-kõige olulisem. Muidugi me ei saa sealt, kui nüüd sellist võib-olla kohustuslikku juttu rääkida, et ma väga hindan ikkagi ka seda, mida ma suust sisse söön. Et ma vaatan seda, aga see ei ole kogu aeg olnud, see on pigem jälle tulnud mingisugused asjad ikkagi nagu põhjustavad seda, et sa pead üle vaatama siis selle toitumise, mismoodi sa sööd, kuidas sa sööd, mis järjekorras sa sööd. Et ma tegelikult see on väga oluline ja mul on jälle väga kahju, et võib-olla mingid sellised olulised tarkused jõuavad jälle võib-olla natuke hilja, et oleks võinud natuke varem jõuda, aga tühja sest, et nagu minna siin küll veel nende tarkustega, et kõik asjad jõuavad ikkagi õigel ajal, sest ma olen ikkagi väga suur, no jälle võib-olla seda on veider kuulata, aga ma olen meeletu magusa armastaja olnud ja päriselt ma ei aja nagu jama, kui ma ütlen, et kui ma ikkagi päeva jooksul ostsin ühe tordi ja lõikasin pooleks, selle ma söön hommikuks ja selle teise poole ma söön õhtuks, siis see oligi minu söök. Sest ma lihtsalt ma armastan kooki ja noh, see ütleme torti nii meeletult. Nii et need kohvi ja koogi kogused, mida ma olen endale sisse lükanud, need on nagu ikkagi meeletud. No vot selle peale ma poleks tulnud. Magusasõber olen mina ka ja mu keha näitab seda lausa välja mu videotes ka, nii et see pole kellelegi enam saladus. sa oled vähe vaadanud videoid, et täna mul on kampsun selline, mis veel näitab välja mu punaseid silmaaluseid. aga vahest on, nagu ma juba ütlen, et ma olen selline öötaskulamp, et ma jään kohe vahele inimestele, kui ma olen söönud magusat, selles suhtes šokolaadi sõna otseses mõttes. ma saan aru, magu annab mulle teada, see tegelikult pole naljaasi üldse, et peab väga tõsiselt sellesse võtma, aga ma ikkagi vahest viskan nalja selle üle, et tegelikult elu on chill, elu on lõbus, kõik on väga hästi. vot sinu silmaaluseid ma ei näe, sest sul on valgus täpselt niimoodi monteeritud, et silmaaluseid näha ei ole, nii et Merjel on ka niikuinii mingi kiiks küljes, uskuge mind, mul lihtsalt prožektor praegu otse näkku. Jah, et ühesõnaga, aga tegelikult praegu nagu ma arvan, et see on ikkagi väga-väga-väga-väga-väga oluline, et noh, et ma olen uhke oma keha üle, et ta sellise mega hullu andmise nagu välja rebis. Ilmselt seal on ka see, et ma jälle olengi kogu aeg olnud kehaliselt aktiivne, et ta sai selle kõigega hakkama, onju. Aga ma tõesti, ma olen kuidagi hakanud oma keha väga armastama, et kui palju me saame ise oma keha jaoks ära teha. Et ta on ikkagi, ma ei tea, mul on nagu nii suur respekt oma keha suhtes, et ma lihtsalt ei soovi talle enam mitte mingil moel ülekohut teha, mis iganes erineval kombel. nii armsasti räägid, selles suhtes, et see on nagu muusika kõrvadele, tõesti, mina arvan selle panusega veel ka, et vaata, mida vanemaks lähed, seda rohkem sa hakkad hindama iseennast, oma keha ja oskad ka ennast tegelikult vaadata juba peeglist ikkagi sellise pilguga, et mitte, mis on nagu valesti, vaid mis on see, et aitäh, kuule kõht, et sa mind kogu selle eluaja oled nagu vastu pidanud ja minuga koos oled ja blablabla bla, tehnikaid on palju ja nii, et igasuguseid asju.
sa oled väga hea eeskuju selles suhtes ka, et ükskõik mis vanuses alati saab tantsida, tegelikult ka see, et kui sa ei tegele tantsukooliga või sellisel moel nagu sina, siis ma olen ka toonud mingi näite, et kuidas ma täiesti metsaelutuskäigus kohtusin enda väikse minaga, mingi väike mediteerimise hetk tuli ja siis ma nägin ennast seal radika ees istumas, lihtsalt kõndisin samal ajal koertega ja siis näen seda ja siis väike Merike ütles mulle, et ta tahab rohkem tantsida. Linnupoja, davai, teeme ära siis. ja siis ma ütlesingi ka kõigile, et noh, just jagasin Youtube'is, et mis see siis on, kui te panete lihtsalt, kas kuulete Spotify'st midagi või Youtube'ist raadio teel, nõksuta oma puusa vahepeal, kui sa pliidi peal mingit sööki teed, mingit kommikuputru, täiega nagu annab sellise power'i sisse. noh, et nii väikestest asjadest on tegelikult elu kinni. on ja siis, kui ma teen siis kodus ka ju samamoodi seal või tähendab, panen näiteks õhtust tundi kokku seal mingisugust koreograafiat, mõtlen, siis mul ikkagi poisid ka mõtlevad, oh jumal, et on ikka tööinimesed. keksib siin keset tuba ringi, ja ka nagu noh, ühesõnaga see on nagu lahe. ja jalg on kukla taga kuskil, vahepeal ei saa kätte kinni, koreograaf ja näeb niimoodi välja. ja ei, see nii, ei niimoodi ei ole. Mulle ikka meeldivad vaata sellised ägedad lõbusad lood, et ma ikka selline nagu mõnus sihuke vibe ja rütm ja. kadedaks teeb, ütleksin päriselt, jah. aga siis teeme üleskutse, kes tahavad tantsida, ma ei tea, andke teada. siin tuleb üleskutset teha, onju, aga võib-olla on siis, ma ei tea, Tallinnas või Rakveres või kes iganes kuskil, et siis võime tantsida. võime jah. no vot, Zoomi teel peaks tantsima siis või kuidagi niimoodi. mina elan Kesk-Soomes, nii et ma tantsin siin oma lõbuks kuskil. aga samas küll, eks siis annad teada oma lehe peal. muuseas, kuidas sinuga üldse kontakti saab, kui keegi tahab midagi kontakti saada, et kas saab otse kirjutada Messengeri nagu minagi või? ja muidugi, mis iganes, mina vastan, vaata, ma olen ju kiire vastaja. oled küll jah, hämmastavalt kiire. kuna mul on väga palju, mul ei ole enda kontorit, mul ei ole mitte midagi, mu kontor on sisuliselt auto ja mu telefon ja siis ma ikkagi, kui need kaks asja on olemas, siis ma tegelikult reageerin väga kiiresti, sest ma tean seda, et kui ma kohe ei tee, siis läheb ära. et selle ma olen õppinud ära, et kui asi on tehtud, siis on ta tehtud. mm. -hmm. kusjuures sinu selle koodi järgi 28787 siis viitab ka sellele, et sa oled hästi kiire tegutseja ja aeg-ajalt just lähedki niimoodi nagu tundmatusse, hüppad rappa. noh, ma ei tea, miks ma seda nüüd ütlesin, niimoodi ma ei mõelda, aga tegelikult ka see lugu, et kas sa oled ka kogenud elus vahest niimoodi, et sa tead, mida sa peaksid tegema, aga sa ei tee. nagu kuidagi nagu viivitad ja siis nagu mõtled, et kurja, ma teen selle ära. ja mul on, sest ma mõnikord tunnen, et ma nagu ei, ma räägin, et usalda elu, aga tegelikult sul ikkagi noh, tegelikult me oleme ju kõik nagu ikkagi inimesed ja ma mõnikord ei tee asju, sest ma nagu ikkagi ei usalda seda tunnet, kui see on mingi selline suurem asi. ja teine asi, miks ma ei tee, on mõnikord see, et võib-olla see on ATH-le nagu iseloomulik, tegelikult päriselt mul ei ole diagnoosi, aga võib-olla ma olen lihtsalt nagu mõelnud, et kui mul on vaja midagi teha, mul see midagi sellist, mis võtab mult nagu rohkem energiat, mis ei ole päris minu teema või noh, a la mul on vaja koduleheküljega tegeleda või mul on vaja, ma ei tea, mingisugust tehnilist asja, see ei ole minu teema, ma tunnen ennast ebamugavalt ja siis ma lükkan pigem need asjad kõrvale. et ma tegelen nendega, millega mul on nagu lihtne, nagu, et ma väga ei ole see tüüp, kes nagu läheb sisse ja nüüd ma hullult hakkan midagi süvenema, tegema, arvutis istuma, mulle üldse tegelikult väga arvutid ei meeldi. aga selleks ongi vaata nii tore olla siin tuleb see ettevõtja plusspunkt pool välja, et siis on mul lihtsalt assistendid, kes need tööd ära teevad. ja kusjuures peabki olema kõigil, kellel on 8 edukuse koodis, sul on veel 2 korda neid ja elude number 8, mul on ka, siis mina väga austan delegeerimist, sellepärast et siis sa oled hästi loov inimene, sul on vaja nagu tegeleda oma asjaga, mida sa armastad ja sellepärast sul ei tundugi ja pole tundunudki, et see töö, mida sa teed, et see oleks töö, sest sa oled lihtsalt elanud seda, see on su elustiil. ja see ürituste korraldamine, seepärast, et sul on aasta, kui kokku liita, tuleb sul 7. mul tuleb ka juhtumine 7, et see on nii naljakas, meil üldse saba läheb väga sarnaseks. et just see, et me nagu teeme neid asju, me ei saagi aru nagu, miks me seda teeme, meil on chill, meil on lahe ja lihtsalt kui kukud ja komistad, püüd põlved puhtaks, lähed edasi ja nii lihtsalt ongi, nii et usaldage protsessi.
vot, kuule, aga siis Kuninganna ärkamine, seda Youtube'i kanalit leiabki siis selle nime alt ja sa ütlesid, et sellel ärkamisel tuleb veel mingi ärkamine, et tasub minna siis vaatama. no ma ei tea, tuleb mulle külaliseks või? No ma ei tea, nii imelikult küsisid praegu, ma ei tea, ma veel mõtlen. ütle ilusamini kuidagi, meelita, mulle meeldib, kui sa meelitad. tulen. jah, väga hästi, jaa, tulen. siis lähme edasi. ja siis äratame üles selle kuninganna, onju. et kui sellises lobisevas stiilis seda teha ja selline nagu, nii nagu sa ütlesid, et sulle meeldib looduses kuskil teha, igal juhul ma tulen. mulle meeldivad kõik need asjad. Merje, jah, mina tänan, kallis naine, et sa tulid vestlema ja nii lahe, nii chill, nii selline mõnus reedene õhtupoolik sinuga. õhtupoolik, öö juba. ja väga lahe. oli väga tore, nii et meil on siin Rakveres ikkagi praegu ööjooks, nii et ma lähen tööle kohe tagasi. nii et ma jooksin praegu töö vahepealt selle arvutiga ringi, et nii et nüüd ma saan aru, miks sa ütlesid, et ma otsin rahulikku kohast, ega mina ju ei olnud su asjadega kursis. kas jah, sa organiseerid seda ööjooksu praegu seal? jah, mul on praegu tüdrukud seal kuskil juba väljas, nii et tunni aja pärast pean olema seal. jah, oh, no igast midagi, kuule, panen pillid kotti, sa pääsed ka rajale, kuule, seda stardinuppu vajutama. no sa oled ikka selline naine nagu orkester. no okei okay. aga aitäh, nii et ma panen igasugused rekvisiidid, mis on teada Merje kohta, panen siia video alla, nii et tulge ja kommenteerige ja kohtumiseni, kallis Merje. oli üliäge, nii et ja kõik see, mida ma arvasin, et sa oled ja kusjuures see, et meil on sarnased numbrid, tegelikult olin ma seda juba ennem tähele pannud, sest sa vaata räägid oma numbritest päris palju, siis ma olin väga ka hea. nagu, et mingisugused, et meil on väga palju sarnaseid numbreid. on nii ja, et kusjuures see kõik, mis sa rääkisid, hästi nagu äratuntav on see nagu see stiil. kuigi ma ütlen, et sa oled must tublim, et sa teed nagu noh, kas tublim või tubli, me ei tulnudki mõõtma üksteist, aga selles suhtes, et sa oled ikka räige mutt, ma ütleksin heas mõttes, et ma nii palju ei tahagi hullu panna nagu sina. aga ma ei tea, vaata, see on see, et kui korraks jälle võtame selle, ma veel võtan selle ATH teema, et kui see isegi on, siis ma ei tule täna isegi selle peale, et ma peaksin sellega tegelema, see ei sega mul elamast, aga ma võtan seda tohutu boonusena, et ma saan elada nagu justkui nagu ütleme, mitut elu justkui korraga, et mul on seda energiat. nii et ma võtan seda tohutu boonusena. nii et ma olen selle eest tänulik, et nüüd jumala eest kuidagi nagu ei läheks nagu teistpidi, et ma nagu, et kellel on päriselt vaja ja vajavad mingisuguseid rohte, see on nagu kindlasti tuleb sellega tegeleda. aga mina olen selle keeranud praegu enda jaoks nagu sellesse võtmesse ja ma olen lihtsalt mega tänulik sellise energiakoguse eest, mis mulle sealt ülevalt poolt on kingitud. ja mina olen ka tänulik, et ma olen just selline, nagu ma olen, ma räägin, et lihtsalt minu meelest mega lahe on hommikul ärgata enne äratuskella ja sa oled täiega nagu uudishimulik, et mis siit täna tuleb, nii räigelt lahe on. aga üks vahe on meil küll, millest ma aru sain, et sina ütlesid, et sa oled mega hommikuinimene. Mina olen ikkagi mega õhtuinimene, aga kuna ma olen ikkagi, mu üritused, ma olen ju ka õhtujuhid ja kõik see on mu töö, on ju, ja, siis minu hommikud peavad olema täna hästi pikad ja hästi aeglased. see on nüüd see õppetund, mis ma olen ära õppinud, et ennast säästa. mm. ja et selles suhtes vaata, ei ole õigeid ega valesid, sellepärast et kuna sinul on ikkagi õhtupoole neid vaja, siis inimene peab maha rahunema ka mingil hetkel. ma olen ise aru saanud sinu näitel, kusjuures nii huvitav, tundsin ennast korraks ära, no me ei saa ära lõpetada kuidagi et, et mõtlesin seda, et mina vahest tegin küll nalja, et ma magan hästi kähku ära. mingi periood oli see, et kus ma läksin mingi pool 12, 12 magama, ma tegin veel mingeid asju, tööasju ja ärkasin hommikul kell 5 üles, lihtsalt tund ei ole rohkem. ja siis ma sain aru, et see pole normaalne, sest see ei ole normaalne, peab natuke rohkem magama. ja siis ma mõtlesin, kui ma niimoodi edasi jätkan, siis ongi niimoodi, silmad on klaasistunud, midagi enam ei näe, kedagi ei kuule. ja et nii ongi. kõik või? Davai. Davai, jah, davai, mis siin ikka. nii räigelt lahe ei taha sind ära lasta. kuulge, aga aitäh teile kõigile, saatke meile siia kommentaare ja tšau, kakao, sa mine jooksma ja jah. ma panen oli nüüd, oli ülitore, ma olen nagu nii võetud, et sa teaksid nagu väike laps.
jah, aga suhtleme. suhtleme.